Tere õhtust! Oota. Relm on tagasi, osa 31. Näita terve klassile, kui sa saad sõnumeid, Martin. Ei, no tore. Alustame episoodi niimoodi, me vaatame omavahel meeme. Ai. Jesus Christ. Miks sul siuksed asjad telefonis on? Oh, no way. Nüüd me teame, et Martin on Well played. väga painduv. Well played. Mulle ei näeta kunagi neid asju, aga... Sina saatsid mulle see. Siis on midagi halba. Tähendab, mida? Tervist, me oleme tagasi Relm 31 ja kolonel leitnant Lüüs ütleb meile fakti. Kusjuures ma otsisin reaalselt 31-ga ja ma leidsin ülihea, aga siis pausi ajal tuli Reigo, nuttes minu juurde, ütles, et nagu anna vahepeal nagu teistele ka võimalus. Nii et olgu, sa võid ise selle seekord. Ma olin sinu eest väljas täna, sõber. Ma võtsin selle julguse kokku ja ütlesin Kristjanile, et tegelikult sina tahad. Aitab küll. Jah. Ma tean, sa oled seda juba tükk aega tahtnud, et... Olen ka märganud, et ja isegi kui see fakt on ikka veel 17 kohta, see on okei. See oli 19. 19. 31 või? 31 on üks number kõrgem, kui on näiteks tormuse walking speed. Boom. Ta veel ei oska. Ta on. Tahtsid? See on fun fact küll. Let's get to adventuring. Jaa, nojah. Sellepärast pidi ma minema Kristjanit peatama. Sa ei kujuta ette, kui kaua mul see hingel on olnud. Ja ma ei taht 30 seda öelda, ma tahtsin seda öelda. Siis kui 31 täpselt. Cool. Igastahes, me oleme tagasi ja eelmine kord osas 30, mis saime juubeliosa, vaate järgi. Kui sul tekib praegu küsimus, kus poistel siuksed pusad kõik on, mis koondisest nemad jalgpalli mängivad? Mis passid? Okei. Tema on meie Kraamost. Ta on Kraanast. Kalev Krana, see on see rahvaliiga. Täiega eri. Nii, ma ei pea nägema teda. Sportlasele kohaselt panen proteiini ka natuke. Oi, nice. No, sul on see flashlight johtub. Siia mahub see 20. Oleme tagasi 30. Pere päevast introsse. 31. Osa 30 senti ka ära. Recap. Taas korgistan selle osa ära. Ehk siis eelmine kord meie... Issand jumal, käituge. Minut aega. Recap. Isegi mitte. Huvitav, kas nagu vaatajad saavad ka aru, kumb on nagu see hilisõhtune episood. See on nagu alati nii unhinged lihtsalt. Jaa. Eelmine kord toimus siis hiilimine, põgenemine Tessa kõrtsu, Tilka liiva Lusiitias ning siis konvoina liiguti mööda Lusiitia tänavaid. Jõuti lõpuks Tilga liivani. Kahtustati, et võib-olla oli väike saba tekkinud teekonna jooksul. See juua vetsu, vaata õigeks. Väike saba. Vabandust. Räägi edasi. Turtleneck. Ja olles siis jõudnud kõrtsu, asuti Tessale igasugust jama kokku ajama, kuidas Belbrix ja Amadeus näiteks on... Abiellumas? No põhimõtteliselt, et üks samm puudu abielust. Tort. Mis tahad? Ütle. Tee recap ära, siis. Aitäh selle loa eest. Jesus Christ, see sess. Igast jah, toimus väga palju valetamist Tessale. Hakati ka tõtt rääkima üks hetk ja siis pöörati aega tagasi. Otsustati, et vist ei räägi seekord tõtt, aga mida räägiti, oli tagajärgede keel. Tagajärgede keel, see kõlab nagu ideaalne mingisugune odava, mingisugune romance noveli pealkiri. Mehhiko seep, jah? Jah, või siis see raamat. Armastuse paekarjäär.
või põnevus, sorry, tabamata pime. Ja igastahes tagajärgi jõudsid järgi lõpuks, mis varem oli kaelakeelt saadud. Kaelage hääl. See on nagu ja tilkliiva tundus, et hakkab kokku varisema. Otsustati põgeneda keldrisse. Killerteater. Frantically searching. Mul on paet. Killerteater. Keegi ei usu, et me kõik ained oleme. Ja, aga veidra kombel oleme. Igastahes. See on ikka täitsa, see on haige. Ma teeme siit ekraani tagant nüüd. See on naljakas. Natuke kõrgemal tõus, mis on silmi näha. Ma ei taha. Ma ei taha siin läbi nähtav. pärast vaja Vaata, kui su silma paistas, see oleks nagu halfling. Jah, sest neil on veits suuremad silmad. Aga igastahes tilkliiva hakkas kokku kukkuma, põgeneti keldrisse, keldrist põgeneti mööda tunnelit, mis Tessa avas, et jõuda Blorpini. Kui sa ei tea, kes Blorpi on, siis nagu... Fake fan. Täpselt. See on väga fake fan, kui sa ei tea, kes Blorpi on. Ja põgeneti laguneva ja kokku kukkuva tilgaliiva katuse ja muude juppide eest varastati ka mingisugune kogus määramata küll, aga kuni kasti täis kogus juustu, üks portveinipudel ja põhimõtteliselt suunduti, mis vähemalt täieti, on linna lõunaosa ja sinna poole mindi siis läbi maa-aluse tunneli, mis tundub olevat, et võib kanda nimetust võib-olla Tessa võrgustik sõnades mõttes. Ja jõuti päevavalgele ja sealt eest nähti 4 punastes draakonilaadsete ornamentide, elementide ja soomustega olevates rüüdes tegelas, kes arutasid omi asju, kes pakkisid mis iganes oma ranitsaid ning seltskond, olles nüüd tagasi jõudnud maapinnale, arutas valjult, tehes oma kohalolu neile kenasti teatavaks ning nende vestlus peatati poole lause pealt, siis ma mäletan, ma isegi ütlesin midagi, Reigo ütles midagi, aga ma ütlesin, et Fireball poolt. Ja algas kombat, kakeldi, põletati 3 tükki neist elusast peast ära ning üks neist andis küll, tundub, et alla või vähemalt lõpetas võitlemise, kuid põgenes mingi kristall abil kuskile. Ja sinna me vist eelmine kord jäimegi. Muusika on iga rõõmus. Nii, sa võid nüüd öelda, mis sul öelda oli. Nüüd ei mäleta, jah. Nüüd ei mäleta. Ei, ma mäletan, see on, aga äkki see tuleb mängu sees karakteritena jutuks, et ma ei metaks, võib-olla. See tundub veits meta. Aga ma kohe, Kalev, jätkaks seda, mida ta enne ütles, ja siis kohe läheks sammudega Pelbriksi poole niimoodi kergelt isalikult, eks, et järgmine kord löö käsi maha, mingi kahtlane asi on käes, sa tea, mis on ohutum käsi maha lüüa. Sorry, sul oli see võinuga, mis sul on, oli seal, ma mõtlesin, et sa tahad seda teha, aga vist ilmselt Kusjuures ma mõtlesin korraks selle käevärgi peale, aga siis ma mõtlesin nagu tormus, et nagu ärge kakelungige nagu nii palju ja siis ma ei teadnudki nagu, mis on õige. Ja. Ühesõnaga lihtsalt järgmine kord. Käsi maha, selge. Minu eesmärk oli lihtsalt see, et oleks kedagi, kelle käest nagu küsida, et kes, miks, millal, kus. Seda öeldes ma kõnnin lähima surnukeha juurde, et vaadata, kas ka temal on see äärane kristall olemas. Anna mulle üks investigatsioon. Ole nii hea. Joo. Võiks olla tegelikult nii ineturis olemas kõigil, me lihtsalt ei ole suutilised leidma. 14. See on neil prison walletis. Otsid esimese surnukeha läbi kristalli, kui sükest ei paista olevat, otsid teise läbi kristalli, kui sükest ei paista olevat. Otsid kolmanda läbi, paistab, et on kristall.
aga kui ma esimesed 2 otsisin, kas midagi muud jäi silma huvitavat, kui ma seal, ma eeldan, ma tuhlasin seal nagu mingid ja taskud, märsid, asjad. sa leiad väga palju kõikidest sa leiad spell component pouch'id ehk siis kõiksused materjalid. Sa leiad, mis tundub, et sure, lähme selle peale praegu, sest miks mitte. Mingi spetsi. Okei, kõigil 3 apparently on alles üks health potion, sest Täring ütles. Ja otseselt peal või kaasas midagi rohkemat ei ole kui nende enda turvised, nende enda relvad. Tundub nii-öelda väga puhas ja väga nii-öelda vähe asju seljas käes. No, mis ma teen on see, et ma mingisugused täiendan oma spell komponenteid. Health potion'id korjan kokku, kristalli võtan, panen kristalli kotti, panen ühe health potion'i kotti, 2 lähen teiste juurde tagasi, kellelgi soovi. Võtame. Samal ajal mina kõinin tagasi sinna tunneli suu poole. Ja ma küll eelmine kord ei maininud seda, aga ma arvan, et see juhtus ilmselgelt. Et ma lähen korjan maast üles selle koti. Argdast jah. Kokkus või viskasid. Ja tulen siis Tormuse juurde. Tormus, Tessa ütles, et see on sulle. Kuulge, ma lähen käbe vaatan seda Tirki. Okei, võtan see koti siis. Kuulge, me tegime ikka üsna lärmi siin palju, äkki me peaksime lihtsalt liikuma välja, kuni meil on veel võimalus. Kes see jättis talle selle? Sa ütlesid, aga ma nüüd enam ei mäleta. Mis potion of healing see? Kõige järsim, ehk siis lesser. 2D4 pluss. Olemas. Potion of healing. Kui sa potion kirjutad otsingus, siis tuleb healing, paned see tule. Jah, muidugi mitte, sest see ei make sense'i. See on nii katkine. Ja lesser ka ei anna midagi kätte. Saad otsimast potion. Aga kui seejuures lesserit minu meelest ei olegi nimes üldse. Sest ta on lihtsalt ongi või? Jah, ta on lihtsalt potion of healing, järgmine on greater juba. I get it, aga I don't. Aga potion of healing. Siis see vaates tundub, et on ainult üks tuttav objekt. Üks scroll case. See, mis sealt ära tõite kunagi. Sealt. Kodanikvalgatsurust. Ei olegi. On Greater, Superior, Supreme. Ma võtan selle scroll case'i. Seal oli mingi pitsat peal. Seal oli pitsat peal. Selle haar on enda pitsat nii-öelda mingi sümboliga. Ei, see oli magistri pitsat. See on breakitud või see on? Okei. Siis ma praegu ei hakka seda lahti võtma, lükkan selle oma kotti, selle koti. Sul oli kotte nüüd? Jah. Okay. Siis põhimõtteliselt ma panen selle koti kuskile sinna nende telgi juurde. Okei. Telgi otsik. Amadeus. Anna mulle. Amadeus. On invest. Amadeus. Kiibuta mind, Amadeus. Võtan siis proksi praegu muhve. 16. Okei. Telkisse tõmmates sa näed või sa leiad ma ütleksin 4 seljakotti eri nurkades, mille juures igas nurgas on põhimõtteliselt magamisase, mingisugune siuke enam-vähem okei magamiskott ja kui see on rahitsetesse või märssiasse vaatad, siis sealt sa leiad enam-vähem eri toonides hele pastelsed võlurirüüd. Tuleb igas ühes üks, siis nii öeldes. Leiad ka iga ööbimiskoha juurest ka mingisuguse sau-laadse toote. On ka, mis sa eeldad, tugeva eeldusega tegemise, et on ka 4 spellbooki igas,
magamiskohas üks spellbook eri stiili või noh, erineva kaanega. Mõnel on seal barbid, mõnel on seal turtlessid, mõnel on Airwolf. Seda ei ole. See oli sari. Seda ei ole. Seda. Ja nagu Airwolf. Barbid ja Turtles on, aga... No see on cross-universe, aga nagu Airwolf, nagu väga vähesed mäletad seda. Need tiivikud oleks pidanud õhku lendama sel hetkel, kui see turba pannakse. Aga see oli cool. Ja ma ütleksin ka, et leiad mingid pergamendirulle kirjutamiseks ja tindi asju mitte küll laua pealt, aga mingist kuhjast laud on väljas, üks olemas. Ja ma ütleksin, et mingi toidumoona ka sükest, üksikuid mingid rationeid ja asju, aga väga süke telkimise eesmärgi ütleks niimoodi. No köötan need tindid ja pergamendirullid, nendega ma restashin oma valusid. Jah, sest sul siis nagu seljakotid on mõeldud siis nagu pikematele humanoididele, nagu käepikud jaoks on liiga suured, on ju. Pigem jah. Jah, üldiselt nagu see varustus ei ole oluliselt parem, kui mis minu oma on, nagu mul pole see mugavus upgrade'i mul ei tule, okei. Ja siis need võlurirüüd võtan niimoodi, panen üle õla, arvates need lohised mööda maad järgi, kui ma sen edasi. Ja ikkagi. Ja võtan siis need 4 loitsuraamatid nagu viiren nende kätte, siis nagu lähen telgist välja. Tormus, sulle hull meeldib lugeda, vaata. Näe, siin on 4 raamatut. See on kõik läbi lugeda. Ja need riided ka, et mulle peepiks liiga suured, aga võib-olla teie tahate mingid võlurid mängida siin. Või äkki see Hjort, kui äkki Hjort tahab midagi, ma ei tea, mis ma leidsin. Võtan need raamat oma korra vaatan neid, mis... Tunduvad spellbookid olevad suures pildis. Okei, ma teen ühe lahti. See näeb kindlasti veel nagu spellid ja asjad, aga sinu harimata mõistus ei oskaks ühtegi neist kostada. Olen kinni. Harimata. Literaali harimata. Sest tal ei ole edukatsiooni. Aga ma... ta igast väljast samal ajal teie ülejäänud tüübid, kes seal juba ringi on ka siis sama üks laud, kus ühes nad enne olid istunud korraks. Sealt pealt näete ühte kaardikest, mis tundub olevat süke sketš, väga umbkaudne sketš Lusiitiast, kus on sadam, kus on sadamala, kus on need 2 õhulaeva teoreetselt linna kohal ja on mingi punktiidiga mingi 3. väike mingi rist peal tõmmatud põhimõtteliselt sinna. Kiirelt veel seal, et tormus, see pole veel kõik, seal on veel, jooksen tagasi telki ja toon siis need 4 saua, lohistan välja, mingi, vaata, niisugused vahvad pulgad. Kellel endal on ka sau. Mul on kaigas. Okei. Niimoodi visuaalselt peale vaadates need lihtsalt mingid kaikad. Kvartastaffid. Ja mingisugune igal ühel on mingi tüüpi, mingi kristallvasi, mingi peitud siin üles kui mingite asjade juurte vahele, aga jah. Aga nad ei näe välja, nad ei näe mitte mingil juhul ka välja mingi kõrgtaseme thingid, et pigem siuksed nagu your first staff. Okei. No, siis mõtlen, et nendest meil vist väga kasu ei ole. Sa ei ole väga nagu vaimustuses. Tegelikult seal magamiskotte, seal on seljakott ja lihtsalt ütleme, ma toon sulle. Ma saan, väga tore. Ma lihtsalt mõtlen, et nagu, meil on ilmselt nüüd vaja mingisugune teekond jalgi alla võtta ja me väga palju raskeid asju ilmselt ei saa. Võtan laua pealt selle kaardi kätte ja samal ajal, kui ma seda vaatan, siis ma nagu ka teised ka kuulevad.
huvitav, selle kaardi järgi jääb nagu selline mulje, et nad oleksid siia mingile konkreetsele missioonile saadetud. No tundus vist, et nad ajavad ikka seda sinu amuleti taga. arvan ka, et asi nagu teate, kui palju siites ikka toimumas on, see amuletne põhivärk. Kas me peaksime need kõrbenud laibad kuskile peitma, et nad kohe nagu silma ei jääks? Või ei ole vahet? lõika trash on näiteks küll. Piiva alla või? Beef jerky. Ma pakun küll, et Okei. Vaata, Glen, mulle, sorry, kas ma sain su jutust õigesti aru, et ma saan aru, sa kerisid jälle aega tagasi, on ju? Jah. Aga ma saan aru midagi teistmoodi. Jah. Seda, tähendab, Tessa kõrts ei varisenud enne kokku. Ahah. See siis kas see siis tähendab sellest aja tagasi kerimisest siis see juhtus või? Ma ei ole kindel, kas see nüüd, kas see keris siis äkki meie aega tagasi või siin tormuse erinevate teooriate peale võiks arvata, et äkki me elame läbi mingisugust teistsugust reaalsust. Okay. Ma ei tea. Läheb nagu keeruliseks, jah? No mis ise tunned sellel ajal, kui nagu sa toimetad selle amuletiga? Taustal viskan liiva laipadele peale. Sama. Kas nagu midagi kaasneb selle, kas on mingi efekt või mingisugune, ma ei tea, tavaliselt maagial on vaata mingisugune väljund või mingi energia kuidagi. Ma tunnen mingi, esimest korda, kui ma seda tegin, siis ma tundsin mingit energiat endast lahkuvat. Teist korda samamoodi, aga enne seda, kui ma tundsin seda energiat lahkumas, ma tundsin ka mingit energiat enda suunas. Ehk siis teist korda oli teistsugune kui esimene kord. Jah. Ja hinges mul läheb torm. No jah, igatahes me tegeleme siin asjadega, millest me tegelikult mitte midagi ei tea. Ja nii palju, kui mina nagu. Mis tähendab, et aja tagasi kerimisel ei ole tegelikult vist enam erilist mõtet, sellepärast, et see tekitab ainult kaost siis. Samas me... Kui just meis keegi surma ei saa. Oota, kuidas? 3 korda Samas meiega on nüüd seda selle teekonna jooksul juhtunud. 2 nendest on olnud. Oota, ma küsin tegelikult, miks sa aega tagasi kerisid? Mis juhtus, kas meid tapeti ära või meid rünnati või mis on nagu allast läks? No ei, lihtsalt võib-olla Tessa sai liiga palju informatsiooni teada ja meie arutelu tulemusel või... Amadeu selle plätras või sõnaga. Ma kahtlen, mina plätrasin. Ma arvan, et asi... No, tegelikult oli see Kalev, aga... Kas me saame tagasi kirjutada, et ma saaks näha seda, siis ma seda... See on... Ära kustuta, las see olla, ära seda tagasi kerida. Ega ma arvan, et ta ei teinud seda selles suhtes meelega, et ta lihtsalt võib-olla selles hetkes ei mõelnud selle peale, et kui Tessa jääb maha selle informatsiooniga, et meie sealt oleme ära jooksnud, siis kõrgmagistraalidel on võimalus talt see info ikkagi kätte saada, ka siis, kui ta ei soovi seda jagada. Ehk siis nüüd... Ma tahtsin seda öelda, jah. See oli mu mõte, enne kui mulle vahele segati, aga ma ei arvanud, et see nüüd lätramine on. Vabandust. Oota, ma mõtlen, et siis me kirisime aega tagasi ja nüüd Tessa ikka teab, et kus me oleme. Aga õnneks Tessa on meil järgi tulemas ju. Ja teine asi on see, kas me ootame seda järgi. Et pole kedagi veel tunne. Selles esimeses versioonis, kus me olime, oleks Tessa jäänud ikkagi nii-öelda tööd tegema sinna. Ja meie lihtsalt oleksime jalgu lasknud. Okei, aga kas me ei peaks ikkagi edasi jalga laskma? Või on, tundub... Peaksime vist küll, jah. Ma mõtlen, see tervis on, kus ma võtatu raam. Tormusele teine. Kui sa üldse raamatut tahad, mulle see 4 tükki. No teine asi on jällegi, ma mõtlen nagu Tessa koha pealt edasi, et ma ei tea, millal ta meile järgi tuleb ja kas ta meile järgi tuleb, aga nüüd ta ikkagi jällegi teab.
et ta on koos meiega nagu siit läbi tulnud, on ju, eks ta teab, et me oleme kuskile poole lahkunud. Et jah, potentsiaalselt ta liigub siia suunas ja ta teab, et ta ei saa sinna tagasi minna, kust ta tuli. Ehk siis lootus, et ta ei jää vahele või kellelegi ette on võib-olla väiksem. Samas, kui sa mõtled Tessa peale, siis kui ta jõuabki siia välja, siis siin ta hakkab ilmselgelt nagu mõtlema, mis siis nagu edasi. Ja kui tema elu oli kogu aeg siin Lusiitias, siis tal ei ole ju mingit põhjust minna kuskile mujale, vaid ta pigem läheb tagasi. Juba võib-olla huvist selle vastu, et mis tema hoonest üldse saanud on või... Ja siis on väga suur, ma arvan, et selleks hetkeks, kui seal ongi see, et midagi on kokku lagunenud, siis ma kujutan ette, et see on kindlasti tähelepanu tõmmanud. Ja kui ta sinna jõuab, siis muidugi võetakse ta ju ette ja räägitakse igatepidi läbi, ehk siis mina mõtlen nagu seda, et võib-olla me ei ole talle ju rääkinud ammu nüüd. Ei, me ei ole talle midagi rääkinud, jah, aga ma arvan, et mingisuguste küsitluste tulemusena saadakse kindlasti aru, et ta on kellegi välja saatnud kuskile poole teele. Jah, me oleme edumaas, aga noh, neil on ka õhulaevad muidugi. Et selles mõttes ma võib-olla mõtlen, me peaks nagu Tessa kaasa võtta. Siin reaalsuses just tõesti ei ole rääkinud. Mina ei mäleta küll, et me oleksime rääkinud temaga sellest. No, aga otsad viiakse Tessal on ka porpi kaasas. Sellepärast, et kogu kodanikualgatus on võetud, ma ei tea, kuhus vahi alla kinni, mis iganes, nemad on meid näinud, nemad teavad, et me läksime kuskile kõrbesse mingi asja järgi. Ja nagu kui Tessa on näinud, et me nüüd oleme linnas tagasi ja liigume kuskile poole, siis neid otsi ei ole nagu uurimise tulemusena väga keeruline kokku viia lõpuks. No, nii ja naa selles suhtes, et jah, peale Tessa on ka väga paljud magistraadid näinud seda, et me oleme linnas tagasi. No jah, aga nad ei osanud nagu võib-olla tol hetkel kuidagi pidi nagu... Tead, ma arvan, me praegu analüüsime olukorda, mida ei ole olemas. Magistraadi nägu nägi mind seal ukse ees ka. Nii et selles mõttes see, et me Tessa juurde läksime, on magistraadile teada informatsioon. Selles mõttes. No ma eeldaks, et jah, et kogu magistraat võib-olla ei tea meid otsida, aga kindlasti on mingid kindlad nii-öelda uurijad või isikud, kellele on see ülesandeks pandud. Ja noh, ma ei tea, ma ei ole nagu väga huvitatud saamaks Relmi kõige tagaotsitavaks tegelaseks. Aga tegelikult, kui ma nüüd mõtlen, käis siit juba jutusest läbi, et Tessa ju ei tea, mis tõepoolest praegu, et meie käes... Ei, no ta ei peagi teadma. Aga see Tessa on nagu lihtsalt see hetk, et tema on nagu aga inimesed põgenevad siit linnast või ilmselgelt vaadata. See magistraadi käitumine on nii nõme, et juba sellepärast minnakse minema. Kuulge, ma küsin seda, mis meie nagu see suur plaan on, kas me tahame siit kõrbest nüüd kuskile jälle laevaga sõita või seda... Vaata, kas see kaart, mis meil anti, on siis nagu kogu Relmi kaart või on? See ongi see kaart. Jah, et kui ma seda kaarti vaatan, siis tegelikult võib-olla... No meid ei hoia siin midagi kinni. Et me võiksime minna kuskile... Vaatame telgis seda kaarti. Just nägi ja siis räägime rahulikult hästi pikalt ära samas kohas, kus just miks sa telgid seda vaadata tahad? Et siis ei ole meid näha. Noh, me oleme siin ehk siis nagu kas me tahame minna mandrile tagasi, sest noh, ilmselgelt kui me praegu oleme lõuna pool Lusiitiast, meil ei ole väga minna kuskil. See on full kõrb, kus me tulime nagu, et siin on Sitsiiliasse Saapa. Siit Saapa ja Sitsiilia juurde saab minna, jah? Sitsiilias on see aasta praegu ilus. Keegi rääkis midagi ju, mis kontekstis meil see Arkaania ülesse tuli? Arkaania? Vana pealinn. Ma arvan, et sa mäletaksid, kuna see on rohkem kui paar päeva tagasi. Branor rääkis, et sa küsisid liiga palju küsimusi selle teiste maailmate asjade kohta, portaalide kohta. Ja noh, tal ei olnud midagi anda, seega ta andis sulle Arkaania kui koha, kus võib olla infot ilma kõrgmagistraadiga kokku puutumata. Et noh, selle järgi ma nagu vaatan, et kui minul, ma ütlen, selle peale on nagu ühel hetkel huvi Arkaaniasse minna, see ei pea nüüd toimuma kohe ja nüüd ja praegu ja see teekond on ilmselgelt pikk, aga ma ei tea, selles mõttes, et see teekond viib meid läbi Nurmekundi, see teekond viib meid läbi võib-olla ajutise Tõekloostri. Et ma ei tea, kust sina oled see, kus kandist. Et selles osas on nagu, puht inimlikult ma ütlen, et mind väga huvitab, kus näiteks Kalev pärit on ja kui see kõik nagu teeb, jääb, et nagu väga huvitab. Comeback tour.
puht nagu sõbrana, et aga noh, jällegi, kui seal on mingi niisugune asi, mis on, et tead, taustal teil jääb kõrvu üsna kauge, aga siuke hästi õrn pinin või siuke asi, mis tuleb sealt suunast, kus te enne nägid seda väikese sfääri õhus kõrbe pool. See on suuremaks muutunud ja veidik visuaalsemaks muutunud, et tegemist on õhulaevaga, mis on teed siia poole. Nagu meie juurde? Mul Lusiitiasse. Linna, okei. Ta on kaugel ikkagi kilomeetrid. Võib-olla me peaks lageda taevalt. Ma küsin seda, et jah, ma arvan, Arkaaniasse minek võiks olla plaan suures osas. Ja siis vähemalt meil on suund, kuhu minna. Võib-olla tee peal me saame vihjeid suureks, kuhu mujale minna, aga meil on mingi plaan olemas. Me teame, peame siit saaret lahkuma. Nüüd, ma ei tea, kas me teil on pikad jalad, te kõnnite kiiresti, aga kas keegi veel mõtleb sama asja peale, mille peale mina mõtlen? Äkki mul ei meeldi mida sa mõtled. Et ma mõtlen nagu ulutaks õhulaevaga sõita. Ei, no väga tore küll, aga selles osas nagu mõelgen, et ongi, et kui me nüüd otsustame, et okei, me hakkame ära minema, meie variant, kui me oleme jalgsi, siis meie variant on see, et me peaksime minema kõrbesse. Olles just tulnud kõrbest, siis jalgsime seal ilmselgelt nagu ei... Me võib-olla lähme sinna, liitume selle Berdilliga seal matmistel ja võib-olla ühel hetkel. Et... Ma mõtlen, et kui teie 3 pluss Jort viskate need vammused selga ja võtate need sauad kaasa. Te nagu põhimõtteliselt olete magistraadi liikmed, et oskate maagiat teha. Jort on väike. Jort on gnoomi kanti. Okei, Jort on väike. Tema ei saa. Could have sworn. Seda kaarti vaadates nagu minu loogika ütleb seda, et nagu kõige kindlam on minna Tulasse ja võib-olla sealt saada üle kuidagi sealt edasi. Aga nüüd ongi see küsimus, et kuidas me Tulasse saame. Noh, jah, teine variant üle mere on jälle minna a la Lusiitiasse, sõita laevaga Valkenheimi või kuhu iganes. Aga noh, see on natukene keerukas olukorras, et nagu, mis meie variant on ilma Lusiitiasse tagasi minemata? No, kui me tahame mööda merd minna, siis ilmselgelt me tulime valele poole. Siis oleks pidanud minema sadamasse, aga sadamasse oleks, võib-olla ei oleks saanud. Valve on meil. Jah. Kas kui me oleme ringi vaadanud seal nii-öelda Lusiitias kõndinud enne, kui me üldse läksime ja nii edasi, siis kas see on nagu, kas meil on üldse teada või kuidagi nägime ennem või kuulsime kuskilt, et kas seal on a la mingisuguseid selliseid, ma ei tea, kalureid, kes elavad natukene, ma ei tea, linnast väljaspool, kes on oma mingi paatide või asjade või mingite... Või veel mingid kõrberahvast, kes ei ole nagu nii nagu röövil, niisugused nagu mingid metropoli välised asula elanikud. Ma ütleks niimoodi, et vastates sellele kohe suures pildis ei. Väljaspool Lusiitiat ja seda leidlapikut ennast asustusi ei näinud kuskil. See on kõrb lihtsalt, see on elamatu pinnas ja kalastuse ja kõige muu ja paadinduse puhul siis tundub, et kõik hoiavad väga kokku, sõnades mõttes võimalikult enam-vähem vee äärde ja siis vee äärsete alade äärde, ehk siis Lusiitia on siin, sest siin on rahvast ja siin on Lusiitia. Jort, kes teab, kus ta on? Ei ole või? Selles mõttes Madin alguses tõmbus tunnelisse. Jort! Lähen peidan ennast ära kuskil. Haidin kuskil. Lihtsalt ma ei kannata, kus kõik nagu lihtsalt on lageda taeval. Okei. Anname üks stealth. No tegelikult võime sinna tunneli suu juurde minna tagasi, siis see võib olla 26. Jesus Christ. Just disappears. Kaatsete 2 lühikest 1 minuti jooksul. Jah, sellest sa tõmbad mingi paari kasti taha, mitte nagu väga nagu peitu nii väga, vaid kuidagi nagu sa oled sulandud sinna kokku ja mingi riide asjad mingite kastide peal ja kui sa natuke crouch'id, siis sa
ja sealt varjust ma siis jälgin, mis need vennad teevad. jah, no see ei ole isegi väga kauge, seega sa isegi nagu kuuled ja kõike muudki, mis ja vajadusel saad ka kaasa hüüda, aga jalgsi kõnnaku puhul sinna tulasse. kõnni ära kuidagi. okei. Siia. jah. Mis sa ütled, mis see jäti? Vaata alla nurka. 20 kilomeetrit on, ütleme muuseum. See vist on sentimeeter või 1,5 üks kahest. Ütlen 1,5 senti, jah. 20 kilti. Et nädal rohkem. kui sa saad meie kasutada, mis aita, mul ei ole kahjuks jah mingit täring äkki või? Mingi täringu laim. Äkki T4-ga vaata, mis laiust all on. Ma ei oska pakkuda. T4, täpselt, T4 on siis. Vaik. 80 kilti lennut, ütleme selline ümmargune. 80 kilti. Jaa, aga siin vesi vahel, eks me peame poogna tegema. Jah. Ütleme. 100. 100 kilti, kui me sõltuvalt. Mis see, kui me kõnnime... 3-4 päeva. Kui ma kõnnin hästi palju. No kõrb ka ei sellest midagi, see on 3-4 nädal. Ei, siin on ikkagi Paned rohkem, kõrbe me mette, muidu sõitsime ju väga mitu päeva pinnasest muidugi. kõrbe Kui pinnas on kõva, siis me teeme selle paari päevaga ära. Aga see on jõhke trekk ja me oleme kuradi läbi, me peab vett olema selle jaoks. See on nagu... Sul on see mesi ju. Mul on ka kõrvemett. Ei, ma võiksin siin ära selle, ma ei vaatan. No oleme paistes, vähemalt oleme elus nagu selles mõttes. Seda küll, kõrvemett meil on, eks ole. No üks võimalus jah, tõesti, me kõnnime läbi kõrbe. Ma küll ei tea, kaugele need kõrbussid ujuvad, aga noh. See on mure, siis on need samad laamjad on mure. Jah. Olgu. Ma arvan, et teist korda nii sõbralikud ei ole, kui me sinna, siis vaadata, meile mingi diili pakutakse. Aga võtame üks variant, me lähme sinna, aga kui me tagasi võtame selle üks variant on see, et me ei lähe kõrbusside puhul, võib-olla jällegi, ma ei tea, me ei tea, kuidas asi toimib. Jah, ühelt poolt me teeme nagu oma teekonna pikemaks, aga kui me hoiame rannikule ja lähme mööda ranniku äärt, see on nagu kasulik, ongi see, et ei tule ussid ja teine mõttes on see, et me ei eksi ära. Sest noh, kui me lähme ühes suunas mööda rannikut, siis me lõpuks peaks nagu kohale jõudma. Seda küll, jah. See on juba pikendab teekonda päris kõvasti. Absoluutselt, jah. Aga... Meil peaks annama üks perception. Kas meil sugust varianti ei ole? 3. Leiaks. Et me leiaks mõne portaali, mis võib-olla lühendaks meie teekonda. No nii palju, kui mul jällegi meeles on oma kooliaegadest, siis enamus portaali on kuidagi pidi trackitavad. Aga jah, meie kindlasti see nagu, kui me suudame kasutada portaali isegi kui trackitakse, aga me suudame seal teisel pool portaali nagu ära kaduda, siis pole nagu väga hullu. Aga noh, teine asi on muidugi seal portaali leidmine ja... see on mingi, ühest tahtsin küsida, et kas on mingi asi, mida me peame leidma või te suudate seda tekitada? No mina olen näinud mingeid ringe, mida kasutatakse, et igal ringil on nagu teine ring, kuhu saab nagu minna, aga ma kujutan ette, et see on nagu magistraalist magistraati, et see ei ole nagu... Ilmselt see on üsna... Magistrat otsib meid taga, laamjad otsivad meid taga. Varaste ei vist ei otsi veel. Kes? Volkenheim. Need pürniflid, jaa. Varaste kilda meie poolt. Mõlemad pooled tahavad saada meid, üks vähem elusalt, teine võib-olla rohkem elusalt, et mingeid vastuseid saada. Üks variant kas nende kahe gängi vahel ei saa mingit kahvlit tekitada, et seda kõike meie kohalolekut või põgenemist hajutada? No enamast mitte. No laamjad väga ei käi lusiitias mingites jõkestes vägedida ju. Kas see sobib, kui ma natuke seda portveini joon? Lihtsalt me teeme arutama praegu, aga lihtsalt nagu võtsin selle kaasa ja ma võib-olla ei jaksa palju tassida seda. Keegi Hjorti on näinud? Nagu, võib-olla tal on midagi. Lähen sinna tunnelisse, kus me tulime. Ütlen ka, ma lähen vaatan seda kuradi tunnelit. Kui keegi tunneb, et ta on kuradi heroiline väike kuradi, tuleb kaasa, aga ma lähen. Peaaegu tunnest nii sisse astes, sa kuuled sealt poolt sükest natuke tuttavaks saanud juba ükest väga aeglaste vist koostajad lurtsumist
Porpi. ma ei oska seda paremini kirjeldada, aga see võtab hästi kokku. Ja see on, noh, kui sa korraks seisma jääd, siis see on aeglaselt, aga kindlalt valjenev. Ehk siis kõik luristamised, mis teete, on kahjuks korrektne. Aga mõne aja pärast sa hakkad nägema sükest punakat sära, mis nii-öelda päikse käes, mis on Porpi ja süke perekond pudeleid, mis tema sees hõiduvad. Üksi. Üksi. Välja arvatud, noh, seal pudelite vahelt sa näed ka ühte käe, noh, nimetame seda võru või siis sükest nii-öelda, noh, kaitse, ma ei tea, mis see eesti keel on. Bracer. No, eesti keeli ma just ütlesin. Pratseer. Pratseer. Pratseer on tal igatahes. Pratseer, mis... Ma mäletan, et eesti keelde läks sõna... Quest. Estonglish at its best. Quest Estonglish at its best. Okei, holy hell. See kirjutada küll üles. Copyright that. Ei. Vatser. Ja igatahes üks bracer, mis hõidub seal nahast natukene mingite ornamentide, mingi metallsete detailidega. Väga jordilik bracer. Aga mitte nagu käsi, ainult bracer. Bracer, jah. What the fuck? Seda näeb kõik ainult Kalev praegu. Ma nagu jah, seda ka. vaatan seda Vaikselt tuleb sulle lähemale. ja nagu küsin Porpi käest. Porpi, kes shortiga on kõik korras või? No kui sa sellest ka aru ei saanud, siis ma ei tea. Jah, Kalev! Subtiitrid on. Vaatan sinna kaugusesse, kus kohalt ta tuli ja küsin, et kus Tessa on. Paar pudet seal sees, et klink. No aeglaselt küll. Klink. Okei. Sita purujutt. Tulen teie juurde tagasi. Natuke kiiremal sammul. Kuulge, Porpi tuli üksi ja tal... Loistame need sinna. Mõte, aga Siis matsime ära. Hjorti käevõru on Porpi... Kas brasseer või? Brasseer. Jah, sorry. On Hjorti sees hõljub. Ma ei usu ja ma ei arva, et ta on ära söödud. Porpi ei söönud teda ära, aga millegipärast on... Ta ei seedi nii kiiresti. Just. Eelmine kord ei... Millegipärast on tema bracer seal sees. Äkki ta üritas jooki võtta sealt? Variant. Või selles mõttes, et kui kitsas see tunnel oli, et kas sealt nagu mahuks Porpist mööda kõndi? Võib-olla mitte sina, aga või noh, ma ei tea isegi, kui palju MM sa oled nagu Dragonbornina, aga laius umbes on 1,5 meetrit ja Porpi on mitte liiga täpselt, aga meeter kuubikud. Aga noh, mitte liiga täpselt. Okay. See sõltub ka ta ilmselt suudamas kokku tõmmata ja mitte kokku tõmmata. Äkki ta lihtsalt üritas ennast mööda suruda Porpist, siis ma ei tea, kaotas tasakaalu ja kätt välja tõmmata. See on nagu parem variant. Kas Porpi tuleb välja sealt koopast või? Jah. Porpi on... Ja ta näete ka, et nüüd, kui ta nii-öelda sealt tunneli põrandast on üle saanud selle liivase tänava peale, siis altpoolt hakkab sõna otseses mõttes üles kerima siuke lint liivapuru seal tema sees. Et noh, hetkel on see küll väga vähe, aga on näha, et kui ta jätkab liikumist, siis nagu natuke nagu höövel, nagu võtab lihtsalt nagu maa sees siukest kihti endaga kaasa ja see nüüd rullib sinna sisse nagu noh, tegib korpus sisse põhimõtteliselt. Aga noh, mitte tempokalt. Aga ta liigub teie suunas enam-vähem. Ma lähen ühe selle surnukeha juurde, siis nagu Porpi! Näe! Porpi suunab oma silmad. Ei. Porpi ei näe, aga Porpi liigub sinna poole vaikselt, mitte rutates. Kurat, nüüd läks see...
Shorty võttis kogu oma tavari kaasa, millega ta tahtis uurida seda kuramuse amuleti. Ta läks minema või? Nüüd ta läks minema siis järgi. Või söödi ära. 10% on see võimalus, et söödi ära. Juba seediti ära või? Me ei tea ju, kuidas anatoomia siin töötab täpselt. Me ei tea, kes sõi, me ei tea, kas seal tunnelites on. Võib-olla seal on porpi kõrval. Vaatan porpi sisse. Noh, selles suhtes tast läbi. Nii. Kolonoskopi. Kas mul jääb äkki veel midagi silma, on ta sees veel midagi siin teekonna peal kogunenud? Okei, anna mulle invest, ma ütleksin isegi. Investment. Investigation 17. Hea roll. Good job. No, ma ütleks niimoodi, et sa näed, et see bracer on ta on all need nii-öelda käepandlad, paelad nii-öelda, need on lahti tehtud, mitte ei ole ära tõmmatud käesse põhimõtteliselt. Sa näed pudelid seal sees, mis on kõik, suures piiris kõik on see dessatinktuur, mis seal ringi jookseb. Palju pudelid seal hinnanguliselt on? 15 on väga okei number. Ta pani kasti täis ja toppis need sinna parasjagu. Ehk siis, aga need on sellised umbes 100-150 milliliitrised pudelid. Et tinktuur, mitte diisel või sarvik. Ja lisaks sellele liivale asjale, mis ta nüüd värsket üles korjab, sa silmad ka ma ütleksin mingit sinakat liiva seal sees, mingi klombina kuskil kohas olevat, mis algul paistis võib-olla pudeli moodi. Aga võib-olla mingi fragmente üksikutest luudest, nagu mingisugused killukesi, mingid sharde lihtsalt seal, aga need tunduvad üsna ümarad igast nurgast olevat, ehk siis nagu pebble'id kinda juba sellised nagu ära kulunud läbi aja. Mis asi see ta sees on? Näitan selle sinise liiva poole. Kuradi kohast teame peaks. Tule sa minu käest küsis. See sinine või? Jah. See... Teile ei tule tutta, et... Ma vaatan seda bracerit ja mul on nagu see, et... Porpi, ma tahaks väga seda bracerit kätte saada, kui sa saad selle kuidagi sittuda välja või kuidagi. Vaikselt nii-öelda rullib ennast selle jalad juba sees, selle ühe küpsend tüübi jalad ja siis vaikselt nii-öelda muna pärast nagu väga aeglane robot vacuum lihtsalt tõmbab selle ülejäänud keha ka veel kaasa, nagu rullib nii-öelda üles selle jalgadest ja... Sest ma prooviks seda bracerit kätte saada sealt ikkagi. Kas see ei olnud kunagi see, et sina torkisid oma pulgaga seda ja siis oli tükk tegemist, et see kätte saada sealt? See oli see. Mina? See olid sina. Mina panin oma toika sinna ajavaakumisse. Ma lihtsalt ei mäleta, kes oma toigast kuhu on toppinud. Stick your stick in something, jah? I mean, 21. Ei, 31 on praegu osa. Ma lihtsalt mõtlen seda, et nagu see on... Kui te seda vaatate, siis ta on selle endal võtnud ära ju. See on lahti. Jah. Äkki ta on sinna, ma ei tea, midagi sisse pannud või meile midagi kirjutanud, kas või sinna. No, Amadeus lükkab toki sisse niimoodi, et ta hakkab seda nagu tõmbama, et põhiliselt nagu, kui see on see brasseer, siis lükkab nagu, et nagu välja tõmmata. Aitäh, nüüd ma sain aru, või sa mõtlesid jah. See ütles brasseer. Anna mulle üks atleet check disadvantage'iga. 3. Surkad sisse, saad seal, läheb päris mitu korda, et lõpuks seal bracerile pihta saada. Aeg-ajalt mõned need põrkad sulle vastu, sinna selle pudelpardiku vastu, aga vaikselt ja väga nagu raske, et see on mitte nii raske küll, nüüd see on võrdluspunkt, kui ajamoos lükkad sealt sisse. See tunned mingi hetk, et nagu ta tõmbab nagu isegi veel edasi, et porpim see, et on siuke väga vacuum oma tõmbelt. Aga saad sinna braceri vahele külge ja hakkad vaikselt tagasi tõmbama, ikka väga raskelt tuleb nagu
mingi mõned sentimeetrid korraga ja noh, loomulikult seal täpselt õigel hetkel tuleb, piisab palju nagu seda laipa, surutakse sinna, noh, porpi tõmbab enda sisse, et see põhimõtteliselt lükkab kogu su selle toika eemale ja sa tunned, kuidas ja su toigas on suht pikk, eks ole? Ta on, kui pikk mina olen. That's private. Ütlen, et tegelikult loogika mõttes on päris pikk, aga võiks olla nagu siuke Amadeusest, poolteist Amadeusi. Isegi natuke vähem, et nagu noh, 2 meetrit siis või? Ei, nii palju ei ole. 1,5 Amadeusi. Et kui pikk Amadeus on mingi 60 senti või? Ei, sa oled halflingu mõttes 1,20 äkki või? Meetri 2. Siis on, mõtleks, et on niimoodi just või? 3 jalga. Meeter 50, eks, või meeter 70. No, siuke meeter. Okei, 80 kuni meeter on õige, nii et... Siis mingi 150 senti. Okei, 150 senti, siis ma ütleks jah, et algul tõmbab ta nagu selle toika sisse, aga noh, teiselt poolt on näha, et toigast üritab välja ja siis ta aegad seal sees keerleb ja noh, teeb väga ilusa pirueti selle laiva ümber nii-öelda seal sees, aga alati nagu toika otsad mingil määral on väljas sealt sees. Et noh, see... Laip ei mahu siis ka sisse? Ei, laip teeb, noh, tuleb rulli. Aga noh, üks at best mahuks sinna nii-öelda, et see ei ole liiga lihtne vacuum. Kalev, kas sa tahad mind aidata? Mis sa tahad? No me tahame seda brasseeri kätte saada, äkki seal on salajane sõnum sees, mida Jort sulle jättis. No kurat, ma jään ka sinna õllima, kurat, mind süüaks ära. Selle erinevusega. Võta sellest toki otsast kinni, lihtsalt tõmba see välja, sa on keskmiselt tugev inimene, noh. Saad näha, et ma ei jaksa või? Fun fact, täna kui ma valmistan neid character sheet'e, mis te näete siin aegalt minemas, siis ma võin teie statid uuesti ära uuendama. Teil on püsivalt ja läbivalt see paigas. Igas statis on üldjuhul keegi midagi head. Teil on mitte keegi strength'is hea, nagu isegi mitte natukene hea. Nii et ma ei, jah, aga see on tore, et mulle meeldib ka see, et noh, nagu üks nõrkus kogu grupi, mis on nagu, noh, nüüd saab mängida. Kui hea? Strength, mul on 10. Ja küll, see on keskmiselt tugev nii. Et nagu, selles mõttes, tahad näha, ma ei jõua või? Ma võtan stokki otsas kinni ja tõmban. Atleet disadvantage'iga. Mõtte jaoks siis nii õppis mujal. Keegi võiks teiselt poolt lükkama saab. Ei. 10. Aha, modifier. Väga keskmise kohta. Ma ütleks, et sa hoiad seda kinni ja noh, ta tundub, et jääb seisma, kui on kinni jääd, et sa nagu seda kätte ei saa, aga noh, ta vähemalt ei tee neid ringe seal sees rohkem, et kõik porpi aeg-ajalt liigub edasi, nii et kui sa nagu paigal seisad, siis ta mõne aja pärast liigub nii, et see toigas jääb välja või noh, maha. Ja brasseer? On selle toika nii-öelda ümber. Okay, super. Noh, Kalev, ma räägin, sa oled päris tugev keskmiselt. Ja vait. Annan toika Amadeusile ja vaatan. Paar klaasiklirrinat on ka veel, kui paar pudelit sealt nii-öelda koos toika tagant lükkavad ennast plorpist välja ja tessalinktuur on laiali. Ma siis vaatan seda brasseeri, kas seal on midagi erilist? Ma mõtlen seda... Okei, seal on mingi mehhanisme küljes väga palju, mingisugust sa näed mingisugust väikest ampullilaadset asja või mingi pudelikest, kus sees on sarnast sinist puru, nagu ta sees sängid voolamas, mis noh, see on väga mingi ühendatud mingite aparatuurde asjadega, see on way beyond, mis sa oskaksid aru saada. Aga noh, ta tundub rohkemat kui lihtsalt kaitse. Noh, lihtsalt kui mingi tavaline nahasturvis või käsiturvis. Ma ei tea, mis see on. Vaatan seda nagu väga pettunud näoga. Siis ütlen kliendile, näe vaata, see kuradi sinine pauk on siin sees ka. Viskan selle sulle, põhimõtteliselt vastu rindu lihtsalt. Oota. Et kui sa tahad teada, mis see on, siis ma ei tea, tõmban inna ja ma ei tea, mis iganes sellega teada. Ühesõnaga see asi on seal ka.
Siis ma vaatan, kui kaugel see kuradi airship on. Läheneb vaikselt. No siuke ettekujutus, et kui seal on plaan parkida nii-öelda ülejäänud 2 ka samal joonele, siis tõenäoliselt oleks see kohal siukse tunnikese pärast võib-olla vähem kui tunnikese pärast. Kas need turvised, mis nendel kuradi ohmoonidel, kes meid ründasid, kas need on kuidagi ära tuntavad ka? Kas Kalev on teadlik, et mis asi see olla võiks või on seal mingi sinja peal või signa, vabandust, on mingi... See näitlejana nimi on see Zendaya. Zendaya, on seal peal mingi Zendaya? Ei, see on Tom Holland. Okei, andke mulle history, kes soovivad. Ma küsingi sellega, et ürbid olid siis nagu magistrali omad, on ju? Sul jäi siuke mulje küll, vähemalt piisavalt selle lähedane, et sind petaks ära. Jopa Kolja, mis asi see on? Täring. Ma sain 9, aga... Nat 20, aga +3 on 23 kokku. Okei. Keegi teine ei veetanud? 6. Keegi teine ei veetanud? Luo varustab praegu ikka pauk. Jookseb errorisse olnud. Tegelikult on see kuskilt seal. I mean, see mingi sense. See pimeduse see koll tuleb välja, nüüd see varimees. Hei, poisid, ma tagasi! 3000 aastat tagasi ma olen. Aga see on tead loogiline, see nüüd hitib sind kooliajast, ehk siis nii-öelda selle pagana kloostriajast. Et seal õpetati ka teadmisi ja tunduma vaenlast või minevikku ja 100 muid asju. Veits isegi nagu enda peas jookseb kokku see, et kuidas sa koheselt ette ei tulgatanud, kui sa neid isegi esimesel pilgul nägid või neid lõid isegi lähedalt. See vähemalt kunagi see oli draakoni kult või see sekt nii-öelda, aga see ei ole aktiivne, see ei surnud küll kunagi välja, aga see ei ole aktiivne. Siuke madala taseme semiterror... Ma arvan, et ma ütlen praegu sama asja põhjus, Kristjan, nii et madala taseme siuke semiterrorismi organisatsioon. Ahah. Ja. Ta siuke, mitte liiga high-end ja oma suutlikult pigem siuke nagu underdog, väga siuke, aga piisavalt tuntud ja ongi draakoneid ülistav. Mis, kui sa mõtled tagasi, nad kannavad draakoni soomuse, kas laadseid või soomusest või neid nii-öelda meenutavaid turviseid. Kuulge, mul just meelde see usu ajaloo loeng, kus räägiti sellest ususektis draakoni jüngrid. Ahah. Nüüd järsku tuli meelde. No jaa, ma nagu... Ma ei ole seda teadmist palju kasutanud ja mu neuronid ei ole seda teed vaata tekitanud, et kiiresti saaksid need toimuda. Aga nüüd mul nagu tuli bum-bum-bum. Ühesõnaga, see on siis draakonid. Ja nemad ei ole seotud magistraadiga. Korraks tšekin. Ja, selles pigem sa kuuled, pigem on loogiline see, et need on pigem mitte rivaalid, sest rivaal eeldab mingit võrdsust. Magistraat on nagu kõrgmagistraat, on massive ja siis need on mingisugused jorsid. Olgu, nad on nagu, sellised vabadusvõitlejad, kinda, nagu... See kategooria magistraadilaadsed nagu tegelased, kes nagu, tahaks olla magistraadis, aga nad, tegelikult nad on hästi amatöörlikud. Või ei ole eriti nagu, nõrk organisatsioon, ei ole läbi mõeldud struktuure, eks ole. Õppemaksu. Neil ei ole, just õppemaksu, neil ei ole mingit süsteemi, neil nagu, tegelikult nende see religioon või see usk on ka segane tegelikult, et sa ei saa täpselt aru, et nagu tulistab draakoneid, aga Kas see tähendab, et mingi draakon peaks lähedal olema või need lihtsalt huivad ja... Lihtsalt tulistavad draakonid, aga siin relmis ühtegi draakonit ei ela, seda me teame, nii et nagu nad on sellised nagu, nad on sellised nagu, kuidas öelda, nad saavad kokku ja nad mitte isegi usklikud, nad nagu elavad nagu mingis fantaasias, nad nagu mängivad, elavad läbi mingi fantaasia situatsioone ja siis mängivad neid välja võõraste peale ja üritavad neid tappa. Lauamäng oli kunagi.
ja, aga nemad teevad seda nagu päriselt looduses. Kannavad kostüüme. Aga lihtsalt neil on see, et nad nagu nendest veel madalamad on need, kes larpi teevad. Vaata, nemad reaalselt tapavad, kui vaja on. Kohtsime viimase vaataja. Larp sai praegu mingi honorable mention nagu. Võrduspunktid on mingi mõrvate ja roimarite juures. Aga mõrvarite samal pulgad on allpool. See on nii head. Ja, et ühesõnaga, aga nüüd vaadake neid beežikaid selliseid... Punased ikkagi, suht väga nagu seda stiilis, mis on järelikult, siis need ei ole ka magistraadi omad, need on nende omad. Ärme nendega magistraadi juurde lähe, sest et võib tekkida imelikke arusaamatusi. Nendega me ei lähe kuskile. Ma algul arvasin, et nad magistraadi omad. Pärast arvasin, et nad on magistraadis. Ja selline näeb välja magistraat, kui ta kanna seda suurt hommikumatlit peal. Aga nüüd ma tean, et see hoopiski draakoni jünger. Aga ühelt poolt on see, et okei, et Tessa ei tea, et meil on see amulet, ta teab, kuhu poole me nagu läksime, aga ta ei tea, mis meil on. Hjort teab. Ta Raibein selgelt on ka seal kuskil tunnelis või juba kinni võetud, et ma ei kujuta ette. Kas näiteks Tessa ja Hjordi heaolu ja elus püsimine, kas see on meile kui grupile oluline? No, inimlikult jällegi ikka, aga lihtsalt ma mõtlen ka selle peale, et kui nad näiteks saadakse kätte ja kui nad otsustavad, et okei, me peame nüüd hakkama neid otsima. Viime selle vestluse laua taha, istume siin rahulikult ümber laua, et me seisame siin ringis. See sada on lihtsalt selles, et kui me nüüd otsustame, et hakkame jalgsi minema ja nemad tulevad meile mingi, ma ei tea, oma õhupalliga järgi, siis meil ei ole mitte kuskile varjuda kõrges. Jah, seda küll. Siis me lihtsalt nagu lehvitame ja hoi ja tšau ja võtke peale ja ongi kõik, et selles mõttes ma ei tea. Ehk siis minu küsimus on nagu, ma ei ütle, et me peame seda tegema, aga minu küsimus on see, et kas me peaks minema nagu vaatama tagasi. Või saab mainin korra seda, et arvatavasti nende 4 hukkunuga siin me kogu lohejüngrite organisatsiooni ei hävitanud. Seda kindlasti. Ja, okei. See oligi see info, mida ma ootasin. Selge, neil on veel. Mis ma tahan öelda seda, et nojah, keegi peab õmblema seda kuradi õudselt paska, mis neil seljas on. Jah. Plus üks ei pääses minema ka. Ma mainin, jah, seda küll, see telgi osas on tegelikult ju lohejüngrid eriti nagu, telki nad teevad väga häid. Selles mõttes, et see on nagu nende üks suuremaid tugevusi. Nagu ilusa disainiga telk on ju, vaadake. Kuule, sa said ühe pealt kivi ka, võib-olla see Anna Amatõusele, võib-olla see pordib ennast nende juurde, saab neile ka veits kiidulaulu laulda. Võib-olla saab mingit infot, võib-olla tuled sõpradega tagasi, lähme peksame kuradi magistraadi omast siin kuradi kabelisse. Anna see Kristal, äkki ma olen selle kohta ka midagi koolis õppinud. Sest et nagu see peaks olema üsna tavapärane. Esialg vaatan igaks juhuks enda kätte. Esialg. Näed. Mees mõtleb ka natukene. Ei, ma tahaks ikkagi investigate'ida, kui see võimalik on. Samas, me võime õhtul maha istuda siis, kui rahulikum on ja ei ole mingisugune asi meie poole lähenema ja siis meil on teada, et kus meie kadunud kamraadid on. No, ära sa siin õhtul tema juurde istuda ei saa ja nad hakkavad varsti abielluma seal. Nii palju ma küsiks, et kas nagu nende nagu mingid lohejüngrite varustuse kohta mingid infot nagu ei. Et lihtsalt mõtlen seda, kas see kristall, mida ta kasutas, kas selle kohta mingisugust teadmisi võiks, ma ei tea, mul või kellegi üldse olla? Või see on selline täiesti otsad mitte, nad ei ole kunagi olnud väga liiga suutlikud, sest kui sa oled andekas piisavalt maagias, siis sind üldjuhul värvatakse kuidagi moodi kõrgmagistraati, seega see ei ole kunagi olnud, vähemalt teada ei ole olnud, et nad mingit erilist maagiat kasutaksid, nagu erilist maagiat. Aga ja kõik muu turvis on kas imitatsioon, kas draakoni soomus imitatsioon või siis tihtilugu on mingi paar sükest seda soomuse tükikest on päris ja kõik muu on nende turvises vale või nagu imitatsioon. Vegan draakoni armor. Jah, olgu, jah. Selles mõttes, et kui mina nagu neid vaatan, siis ei tundu ka midagi, mis minu relvist oleks kuidagi moodi kunagi silma jäänud. Siukses stiilis rüüd.
võib mulle history visata. no ma selles mõttes viskasin selle peale, ma sain 6 ja aga noh, ma ei küsigi seda, et kas mul on mingit infot nende kohta, ma lihtsalt küsin, et kas ma kunagi olen näinud. no selles mõttes nüüd ma võib-olla asju võib-olla nii-öelda kokku või võrdsustada, siis noh, siin Realmis nii-öelda kui draakoni jüngerdamine on meigi rohkem sensi, sest nagu neid ei ole põhimõtteliselt. No, teil oli veits rohkem neid. Nagu sa ei pea midagi ülistama, mis niikuinii eksisteerib. Et jah. Ja noh, sulle nagu silma peale vaatama siis see turvis, et nagu see näeb välja nagu paras tükk mõnitust. See on nagu, see isegi ei ole täpne, nagu see soomuse, nagu see idee ja kogu see asi, mis noh, vaatan nagu mingi nahka ja siis iga mingi meetri tagant on täpselt ühes kohas mingi sünnimärk näiteks, noh, nii et inimese puhul, noh. Mis me teeme siis? Kui me tahame minna vähemalt Hjordi kuskilt kätte saada, siis me peaks nagu seda kohe tegema ja kaua me siin seletame. Sest me ei tea, kui sügaval ta seal nagu on, seal tunnelis. Kas ta oleks täitsa tagasi? Ja see ongi nagu see, et me ei pea seda tegema, aga siis me peame arvestama sellega, et noh, võib-olla nad saavad ta kätte, võib-olla nad saavad selle info ja siis ilmselgelt neil on väga suur huvi, meid otsima tulla. Ja. Jah, lähen tunneli poole, ütlen, lähme siis ja hakkan minema. Jah, ma arvan ka. Ja, vähemalt me oleme silme alt ära, kui nad üle lendavad, nii et see on asja see. Kus Belbriks üldse on? Belbriks me läheme tagasi, kus iganes sa ennast peidad, siis lihtsalt lähme tunnelisse tagasi, sest see on asi, mis me teeme. Okei. Ta oli meie kõrval kogu aeg. Ei, ta eemal mingite käste najal, aga ta surans kokku. Oma keibiga seal meie kõrval siis. Aga liigutas kõik tagasi. Näetate, taustal on näha, kuidas Blorpi seal vaikselt hakkab teist seda sisse mahutama, aga samaaegselt siis surub esimese laiba natuke välja juba, nii et seal toimub fing ja see väike kogus sinispuru nii-öelda kuskil seal lihtsalt nagu on orbiidil nende asjade ümber ja pudelid loomulikult on ka seal olemas. Siis kui me lähme, siis ma nii-öelda veel valguse käes vaatan seda sinist puru, nuusutan. No see on seda käevõru nagu mingi sees on mingite klaasampullina. Okei. Just. Ta ei ole mingi katkine. See ei ole katkine, ei. Tema on terve. Crystal method. Tight. Ja, aga liikudes nii-öelda tagasi suures piis otse, et noh, te liigud tagasi selle Tilga liiva poole ja noh, põhimõtteliselt olles peaaegu kogu tee tagasi liikunud ei näe, ei ole kuulnud, vaatas parem vasakul nende kõrvakäikude puhul ka ühtegi hjortidele silma ei jää ja olles jõudnud nagu selle väravöörde, mis varasemalt sai lukust lahti tehtud, noh, eelselt saad see pointman selles kontekstis, siis sa kuuleksid ülevalt mingisugust vestlust käimas süge mõmina stilistikas, mõmine räpp on seal toimumas. Aga mitmed hääled. Okei. Kuradi, väide. No, mis me nüüd teeme? Anname ennast magistraadile üles või läheme tagasi, läheme välja, laseme magistraadile ennast üles leida. Kas Belbriks läheb kuulab pealt? Ma võiks tegelikult ära minna siit linnast, aga küll ma võin minna kuulama. Tahad minna kõrbesse jalutama? Ei, aga meil kuidagi nägime väga palju vaevasid põgeneda, nii me kõndisime tagasi. Meil on vaja hjort kätte saada, muidu see hjort ütleb veel seal... No, Pahjolo maailm on suur, sest et me oleme väiksed. Me oleme siin. Magistraat on igal pool. Magistraat reaalselt igal pool. Me tulime eelmist linnast magistraat juurest ära ja näe, vaata siin ka. Ma kujutan, et ka järgmine koht, kuhu me lähme, lõpuks on magistraat ka seal. See pealinna nad kindlalt ei tule. Nad juba on seal, Ei, need pole seal. Aga... No miks nad ei ole? Brano rääkis, neil oli selline... See on nii-öelda vana pealinn, vana Arkaania.
Uus-Peale on see Rakuusa, mis on nende, mis ta praegu mõtleb, on see HQ. No aga me ju ei saa kõiki kaasa võtta, keda me kunagi oleme näinud. Lihtsalt sellepärast, et nagu äkki nad räägivad meist. Plorpi. Ei, kõike muidugi. Sest et nagu ilmselt ilma Plorpita see vend ei lähe kuskile ja sellega me kõnnime mõttekiirusele. Aga mõtle, Peeter, mine luure lähemale vaata, äkki sa kuuled mingit head infot sealt ja siis me sätime ennast minekule. No, selles mõttes ära jah minna nagu ülilähedal, aga lihtsalt ei no, kas nad mainivad Hjorti või midagi või ma ei tea, mis iganes. Hiilin siis kuskilt laseks siis nagu üles. Anna mulle üks stealth advantage'iga. Critical minna. 27. Jetta, No, poetsad teistelt mööda ja ilus sinna keldri. Kuuled ära ka selle, mis kõrvalmajas räägitakse. Isegi kõrvalmaja ei näe sind. Pollu siit olnudki. Ja noh, samast keertrepi alla jõuad. Nüüd kuulad veidikene selgemalt on nüüd kuulda mitte läbi põranda või kivi. Aga sa näed väga palju ja astudes sa tunned ka ja siis väldid nii-öelda kohti, kus on liiga palju kivi, puru või asja nii-öelda kukkunud, sest sa näed, et ka keldri pinnas alt on kaetud sama kiviga, mis on siis esimese korruse põrand. Ja ülevalt sa kuuled, mis tundubki mitu häält, mitte ükski neist äratuntav konkreetselt ja mida sa kuuled seal liiga detaile, sest ei ole vaja. Arutaks, mis juhtus. Nagu midagi hävitas selle maja, see ei ole maavärin, see on isoleeritud juhtum või hoone ja et ei taju midagi, ma ei näe midagi, siin ei ole midagi, aga see ei ole loogiline. Arvatavasti peame Rakuusast teada andma. See suures pildis on teadmatus kõrgmaiste tüüpide vahel. Okei, siis tulen tagasi. Jagan seda suurepärast informatsiooni kamraadidega. Aga te saate öelda seal? Ei olnud võõrad hääled tõesti ja mul tunne, et lihtsalt vaadatakse, mis anomaalia see on ja tuleb suurem tähelepanu siia. Nii et ma arvan, et Tessa, kui ta on kuskil, ta on juba läinud. Ilmselt kuulis hääli, läks mööda teist tunnelit. No see on spekulatsioon, aga ma olen... See mõtlen nagu Hjorti ja Tessat ei ole. Ja Porpi on väljas. Tessa ei olnud nõus Porpit jätma ka siis, kui see maja kokku hakkas langama. Miks ta peaks nüüd järsku poole tunneli kõndimise peal? Äkki läksid ükskord teise tunnelisse? Jah, aga miks ta siis Porpit kaasa ei võtnud? No Porpi, me näeme, kui aeglaselt ta liigub, ma arvan, et lihtsalt see... Ma ei tea tegelikult, jah. Oota, aga need teised tunnelid on, kus need on? Nüüd seal taga. Vaata, see teema, et kui me kõnnime aega, et läheb 3, siis läheb 3 ja niimoodi nagu aga keskmiselt valisime. Me võime jätta Porpi sisse siis mingi teatajaid Tessale, nii nagu me lootsime saada, et ei holdud teada, et ma ütleks, ja ma annan su tega selle nii-öelda praegu ausalt create, et sa oled näinud, kuidas ta söövitab asju, mis iganes sisse pannakse. Püsiks sul väga et see on suht suke ise hävituv message, just väikse selle süütenööriga. No mitte liiga väiksega, aga Aga need pudelid pole ju ära söövitud? Ei. Paneme teate pudelisse. Mul on see veini now we're cooking gasoline. Aga jah, tegelikult tõesti, me peame vist ikkagi edasi liikuma siit. Kuhu? Me läheme siin Arkaaniasse. Linna poole liikuma, aga nüüd on kuidas? Mina ütlen ikkagi, me peame, kui mitte, võib-olla õhulaeva ärandamine, kuna siin on 3 tükki, siis kui võtame ühe nendesse, nagu rämedat tähelepanu. Aga... Jah. Oled sa kunagi sõitnud õhulaeva? Ei, mõtlen see, et seda me ei võtaks. Võtaks merelaeva. Neid on sadamas rohkem. Ja võtab mingi väiksem aluse, mida võib-olla ei märgata. Ja sina oled ju kipper. Mitte It's just a name. Ühes korrast oli küll.
igal juhul kõrbes ja merel meid on kaugele näha, kui me sõidame nagunii. Taevas ka nagu ja maa, meri ja õhk 3 viisi, kus me liikuda saame, et igal juhul on näha. aga kõik muutus, kui Fire Nation Attack. Meil oleks vaja lihtsalt ausalt öeldes tegelikult rahulikult võtta, eks meil oleks vaja maha istuda ja mõelda variandid läbi, aga meil oleks vaja teha seda kuskil, kus oleks ohutu teha seda. Ehk siis natukene ma olen saanud mingi kristalli, ma olen saanud Haaran vist jättis mulle jättis selle sama üriku, mille me ära tõime. Ma vaataks sinna sisse, siis ma vaatasin, et ta on selle lahti teinud nagunii, see pitsat oli katki. Aga selleks on aega vaja natukene süveneda. Äkki see telk siis? Võib-olla tõesti. Aga ootame siis, kuni see õhulaev üle sõidab ja siis on või ma ei tea ka, võib-olla kui nad näevad sealt, et mingisugune lima seal söövitab mingit surnukehi, siis no mina ma ei tea, ma kujutan ette, ma mõtlen nagu, kus me läheme sinna telki, mis on selle tunneli, tunnelid on palju, tõenäoliselt nad ei jõua meieni välja, kui nad kõik oli juhuslikult alati keskmist. ma mõtlen, äkki siin linna all on ka mingi varaste kild või midagi. Sa ei ole mingid märke näinud? Minu meelest ei olnud siin varaste kildi. Või mingid märgid olid või? Märk oli üksikuid, aga kildi kui sihukest või indikatsiooni kildist praegust sa ei ole silmanud küll. Ma ei ole märke näinud sellest. Märke ma olen näinud, aga mitte kildi olemasolust. Siis ma mõtlen, et kui siin mingi tunnelid on, siis võib-olla Tessa ja mingi Hjort ja mingi on läinud siia ekslema ja ma ei tea, ära kadunud või mis iganes. Ei kui ta kogu aeg neid kasutab, siis vaevalt ka see kaob ära, aga Tessa ma mõtlen. Just meil oleks vaja mingit kohta, kus natuke mõelda. Kas oleks hea koht? Kas see koht praegu siin on liiga ohtlik, sest et magistraat on ühel korrusel, on ju? See on liiga siin ja võib-olla tunnelites olla nagu okei, kui me oleme kuskil kaugemal, aga peaasi, et me ise raieksin. Ma ei tea. Kas siin on praegu ohtlik olla, võttes arvesse, et see on lõvipuur ja see lõvi on seal samas? Kui siin on, just checking. Aga kui... Glenn, mis sa arvad? Oleme seal tunneli lõpus, kus meil olime. Ja ega mul väga vahet ei ole, kus kohas me selle aja veedame. Ja meil ei ole väga palju variante, meil on kas see telk või mõni see tunnel siit. Nii et tunneli tiis. Mis see päevaaeg umbes on praegu? Muidugi päeva teine pool juba siuke nagu vaikselt varaõhtusse liikumas, 4. No üks võimalus on muidugi ka praegu natuke puhata ja võib-olla siis pärast päikseloojangut liikuda. Lihtsalt hakata mööda ranniku äärt minema ja tegelikult on kindlasti mingisuguseid koopaid õnarusi, kus saab nagu vajadusel, kui näed kuskil midagi lendamas minna varjuda, ega nad ju ei tea, kus me täpselt oleme. Kui me oleme, tegelikult ma olen ju kokku pandud varjalus, et kui hakkame läbi kõrbe minema, siis kui meil on palapaks, panen selle ülesse, see hoiab seal sees mõnusat jahedat temperatuuri. See on puhata seal. Ja öösel rännata. Kas see on mingi siuke ilus punane, nagu vaata siin? See värv on, ta on hall. Kotist välja näitama seda varjalust. Vaata seda. Okei. Et mul oleks meelest ära, mul see on nii väike, kogu meelest ära. Ma hullult tahaks kasutada. No ma ei tea, lähme natukene sügavamale tunnelitesse ja istume korraks maha ja mõtleme. Jah. Teeme mingi plaani ja siis hakkame minema. Jah. Jah. Ei, ma ei... Vada ja miin sügavamale tunnelitesse. Ja. Kas nagu see otse, mis viib sealt välja või need haruteed, mis viivad just mingite inimeste majja? Need viivad kuskil majal. Mingid nimed olid seal just, kui ma eeldan, et Tessa käis igalt poolt asju kokku võtma. Võib-olla see tõesti ei olnud mitte mingi keel, vaid see oligi tüüpide nimed. See tüüp mõtleb.
no lähme siis. jah, lähme jah. Me kuseme siin türa. ma käisin kastide taga ära. kas seal muidu need tunnelid, mis laiali, kas seal on ka mingid väravad muidu ees või? ei, ainsa pärav, mis sa näinud oled, on nii-öelda täpselt praeguses olukorras on see, kus te olete ühe korra läbi tulnud ja täpselt teie vastavas mingi 1,5 meetri kaugusel on järgmine. Kas see pinnas on siuke, kus on võimalik tehnikali näha ka nii-öelda lugeda mingeid samme välja või midagi, et keegi kuskile poole on läinud hiljuti või midagi? Anna mulle üks vesti sees krokodill. Investigate. Kaheks. Selles mõttes jah, siin on jälgi, sest seda puru on nii palju või tolmu on ülevalt, kivikilipu on nii palju alla hukkunud. Aga ringi vaates on sul väga raske aru saada, mis neist on nüüd Bellbrixi poolt tehtud ja milline neist on tulev suund nii-öelda ja minev suund ja ikka muud, et raske aru saada, kas keegi on pärast teid, aga enne teid nii-öelda käinud. Okay. Õpib veeretama. Aga liiguti tagasi tunnelisse. Jah. Just moving along. Otse minnes jõuate põhimõtteliselt, te mäletate, põhimõtteliselt on umbes 3 seda ristumist T-junctionit või mis iganes see junction on, ärapööramiskohta. On 3 tükki enne, kui te põhimõtteliselt jõuate välja. Risttee. Jah, on küll tegelikult jah, sest jah, risteed enne kui nii-öelda jõuate, vähemalt jõudsite tolle hetkel lõuna väljapääsuni. Ehk siis, nendes junctionites, jah. Mingi suvalise suunatate põhimõtteliselt arvatasti või? Olematu sellega kõigepealt vaataks võib-olla, et kas ühele teisele poole on keegi läinud, vaata, et seal on, kuna meie oleme ainult otse edasi-tagasi kõndinud, kas on värskemaid läinud Selles tolm või see puru ei jõua väga kaugele. Ja tõenäoliselt, see on isegi üllatavalt puhas, mis megib sensi, sest arvatavasti koridori puhastab üsna aktiivselt üks robottolmimeja. Ehk siis gelatinous cube sealt käib ja võtab kõik puru ülesse. Ma ei tea, minu ettepanek on, et võtame võib-olla selles viimases junctionis meie poolt tulles äkki mingisuguse kõrvalkalde ja vaatame, kui seal on mingisugune ruumikene või mingi asi siis. Aga proovime jah, võib-olla kui me praegu liigume lõunapoolsesse, et vaatame, kas saame ennast liigutada siis nii-öelda lääne poolde. Siis me läheme sellele nagu oleme tula poole suunaga. Tula on nii kaugelt, tegelikult vahet ei ole, kus see enam väga palju pointi ei muuda. Aga oleme. Aga mõtteliselt me oleme ikka läheb. Teisel poole linna pole mõtet minna, peaks Ei, seda küll. Okei. Lääne poole võtate suuna. Ehk siis pöörate kohe nii-öelda esimese võimalusele paremale ja järgmises hetkes tagasi vasakule ja jätkata niimoodi, et saaks nii-öelda teie vaatepunktist siis niimoodi võimalikult lääne poole just nimelt. Ja mingi hetk siis on näha tunne lõpus taaskord valgust. Vaikselt on näha, et päev hakkab jõudma lõpupoole, aga mitte veel nii pimedaks. Ja välja astudes näete ennast enam-vähem tuttavamas regioonis. See on see sektsioon, kus natuke pole välja astudes ja vasakule vaatas, siis seal siuke 200 meetri kaugusel paistavad need kõrbelaevad või jahid. Et liivalappajad või muude nimedega. Et siuke nagu elamurajoon ja elurajoon ja põhimõtteliselt üsna napilt ühe tiiva all, selles on draakoni skeleti, ühe tiiva all lihtsalt, sest teine on juba ammu ära võetud nii. Ehk siis, siuke enam-vähem jõukam regioon, aga see on mingi rolli mõte. Ei, ma lihtsalt hakkasin mõtlema, et huvitav, mis Mogol teeb. Mogol saab... Vendide elu sees, kui ust lahti. Mogol saab kreepsu, kui ta meid läheb. Nii Mogol, me läheme sõitma. PTS. Sa siin, väga hea. Tagasi laamiat juurde. Huvitav lugu. Lähme tagasi. Kuule, aga raha teenida. Läheme toome selle poisi ära sealt. Mul ei seljakott jäi maha. Ühesõnaga, see on mingit siukest ruumikest või mingit siukest laiemat kohta ei ole, kus saab chillida. Ei, see tunneb, et olevat linna all mingi
ringikujuline süsteem, mis lihtsalt viib igasse ilmakaarde põhimõtteliselt. okei. Nonii. viskan kokku pakitava varjualusele välja või... Siia nüüd keset linna või? No see on nagu tänavatelaadne ikkagi ala, et... Mõni nagu mööda kõnnib, vaatab mingi suvaline, mingi telk on siia püsti pandud. Ära kohe kosta relva enda, ma suuga tunne, et sa kohe paneks kohe. Ja vasakul kaugemalt on näha, et see õhulaev on siuke, võib-olla mingi 1,5 kilomeetri kaugusele, et jõuda linnani, nimetame niimoodi. Et lähenemas, aga mitte liiga tempo. Kui ma nüüd hakkan mõtlema selle peale, mis sa ütlesid, et nad ennem rääkisid sellest, et umbes, et see kohale jõuab, siis läheb lahti. Võib-olla me ei taha siin linnas olla, kui see läheb lahti, mis iganes see lahti minek tähendab. Et äkki on ikkagi mõtleks sinna telki minna siin. No kurat, kui selle saaks otsustatud, oleks päris kõva samas kui me nüüd telki läheme, siis selleks hetkeks on nad kohal. Tagasi tulla, Ei, no ma lihtsalt mõtlesin, et vaata tunnelis on kuskil on seal allpool. Äkki me lihtsalt valime ühe koha ja lähme sinna ja siis tegeleme nende tagajärgedega, kui on. No lähme telki siis, mis seda iganes, vahet pole. Tagasi lohengrite juurde. Mina käiks välja selle, et me käime terve selle ringi ära. Et siis me oleme nagu näinud. Lähme telki ja Lähme siis telki. Lähme telki tagasi. Tõmbad tagasi ja navigeerite seal ringi. Kes teid veab? Tead huvi pärast? Asking for a friend. Kes meil veab? Jah, juhib. Jah, arvestab, peab, kus me liigume. Anna mulle survival. Ühe veeretas sealt surnud arvestab. 0-100. 17. Okay, no nii. Kuna need seinad kõik näevad suht samasugad välja ja väga suurt vahet ei ole, kas sa juba pöörasid või mitte, et aru saada, millisel ringil sa oled, siis mäletad täpselt, et piisab mitu korda otse ja siis mingil hetkel paremale ja siis tagasi välja. Ehk siis jõuate tagasi sinna, kus te olete juba korra vähemalt olnud täna, mis on siis Lusiit ja vaesem põhjaregioon ja seal on telk ja seal on Plorpi, kes üritab kui asjale vaata nii-öelda visuaalse komöödiana peale, siis see on üsna naljakas, kuidas ta üritab 3 küpsenud ja ära põlenud surnukeha enda sisse mahutada, et kui sa ei fokuseeri nagu detaildele, mis on nagu naljakas, aga see, mis see on ja mis seal toimub, see on tegelikult vale. Aga ta on nii-öelda ühe kuhjana seal nii-öelda üritab seda kuhja sees, siis samal teeb poolt kukub välja üks nii-öelda teise ära võtta ja mis lükkab. Tal on tegevust. Jaa. Aga siis, ma ei tea, jalutab telki ja paneb oma kompsu sinna maha ja istub maha ja rullib kaardi lahti ja teeb nii. Mõtleb natuke selle kogu asja. Tõmmad sinna, saate telgi ukse enda tagant kinni, nii-öelda, küll sõlmida, mitte see ei ole kuidagi moodi suletud, aga ta on väljas sisse, artast ei näe. Kas me peaks jätma kellegi valvesse igaks juhuks? Ma arvan kindlasti peaks mingi valve. Sa minu otsa vahid kohe. Hea küll, ma võin vahtida teid jälle. Ma ei olnud sina pead nagu esimene vabatahtlik, ma olin nagu, et... Ma olen nõus, valve. Kale paneb asju tähele või? Kui vaja on, anna märku, vahetan välja. Jah. Igatahes mina võtan, selles mõttes, et kui, ma ei tea, väsib ära, tahab puhata, tahab pausi, mis iganes. Selles mõttes on vaja kusele minna, pole. Võtan sealt kotist selle kristalli välja, palun, vaata, ära katki murra jumala eest, siis meil on järgmine probleem, aga lihtsalt vaata. Ma võtan selle kuramuse rolliku lahti ja hakkan lugema, kui ma aru saan. Anna mulle Arcana, kui sa üritad seda teha. Sina üritad mis teha? Või mis su eesmärk on? Ma tean, et see kristalli murdmisel või valgust sähvatus tuli, seda ma tean, aga nagu kas on midagi, mida ma olen näinud ja lihtsalt nagu sellest aru saada. Okei. Ehk ma ei tea, kas on looduslik või see on tehislik, kas see on... Anna mu Arcana.
Arcana. ma ütlen ka seda, et kui scroll on midagi siukest, mis nagu Aktiveerub, kuskilt siis- pidi nagu on näha, et ma hakkan cast ima midagi, siis ma lõpetan ära nagu selle asja. aga 15 on Arcana. see oli lihtsalt halb, on ju? 2. No. Ta oli 18 Ta mureb katki ta selle. oli 12 ja 8 vahel ja siis ma nagu tegin nagu siuke. nii, oi-oi. Kuulge, mis? Jaa, selles mõttes sa kulutad seal, hakkad lugema, veerima, mis sealt aru saada on, et tegemist on mingisuguse loitsuga suures pildis, aga see ütlen nüüd pikapäeval, nagu sa seal uurid ja loed ja ütled aru saada, siis tegemist ei ole niisuguse ühekordse loitsu efektiva asjaga, vaid see on pigem rituaal kui seine, mille funktsioon on ootuspäraselt leida õhuke koht maailmate vahel. oot, kui ma nüüd saan õigesti su sõnastusest aru, on see, et selle scrolli abil sa saad leida koha. Ja. Mitte, et see tekitab ei, koha. see on rituaal, mis otsib neid kohti. Okei. Amadeus, kas sa oled nõus sa kulutama mingi tundi aega, et see nuputada? Või millal üle viskab? Mõtlen niimoodi, et see, jah, Short resti teeme ära või? ta tegeleb sellega niimoodi, et ta nagu ongi, vaatab seda ja Okei. see tegeleb sellega selles mõttes. Okei, kui sa tund aega tegeled, siis vaatad, nuputad selle oma enda peas, hakkad ise pakkuma iseendale mõtteid, mis ei põhine mitte mingil empiirilisel või visuaalsel vaatlusel. Hakkad iseendale müüma maha seda ideed, mida kõike see teha suudab, kuidas iganes seda kasutada. Mingi hetk siis hakkad iseendale nii-öelda maha tegema ja siis lõpuks lõpetad igasuguse dialoogi iseendaga ja hakkad actually uurima, mis asi see tegelikult on, nagu sellele, mis ta on. Ja tunnikese... Enne oli ajutine tõde. jah, eks see on halb, see harjumus on raske kaduma, et sa pigem üritad lahenduse ise luua omas peas nii-öelda ajutise tõena, mitte sa ürita päris tõde nii-öelda välja kaevata. Aga mis iganes toimub, sa õpid võib-olla ennast võõrandama sellest. 15 on ajutine tõde. 21 on päris tõde. See on Blackjacki nali. Jah. Aga Once aga Black. jah. Aga ei, Jack. Igastahes. No kui need puurivad, siis äkki saab short rest. Jah, saate küll. Anna mul üks persepp ka, mulle Kalevikene. Kolevikene anna üks perseppe. Amadeusikene. Tunni aja pärast sa nuputad välja, et tegemist on põhimõtteliselt analoogiga sellest, mis te kunagi ei võtnud ära, mis on sending stone, ehk siis, et sõnumeid saata, aga see on teleportation stone, mis tähendab, et see on teleporteerumine ühendatud 2 eseme vahel. Ja ühekordne ja kõik füüsilised lingitud, küll on mingi piiranguga, kogus füüsiliselt lingitud nõus olevaid osalisi willing creatures teleporteeritakse kaasa. Aha, olgu. It's a port key, Harry. Siis põhimõtteliselt. jah, olgu. Short resti avaldus ei saa. Saab. Palju sa tuli sul? 23. No ma ütleks, et enamik sellest ajast sa muidugi näed ja kuuled seda plorpi seda sukulentset tegevust, kus ta neid mahutab. See isegi muutub mingi hetk, kui see on mingi... ei, see ei ole hauk toa. Mingi hetk võib-olla, kui Kalevile see läheb teema peale, siis mingi hetk isegi huvitavaks spordialaks, et näha, et mingitel hetkedel ta peaaegu mahutub 3 tükki ära. Ja siis mingi käsi hukkub sealt välja, see Tumble'i peal nagu jengat mängis, aga nagu teises vormis. Kalev elab ka. Aga samal ajal siis kogu see õhulaevandus läheneb
ja selle tunni jooksul vähemalt jõuab ta linna kohale, peatub nii-öelda nende 2 õhulaeva kõrval. Sa näed, et see on kõrgmagistraadi sümboolikad ja värvid ja väga uhked nii-öelda asjad küljes, mingi siuke, võib-olla silmaga hindaksid siuke kuni 10 magistraadi tüüpi, sa näed sealt nii-öelda alla. Sa ei pea seda kuulama, slow fallimas. Vaata, kas ma saan õigesti aru, et see Zeppelin kihutab 1,5 kilomeetrit tunnis või? Kui ta on tunni jooksul jõudis kohale? Siuke poole tunni jooksul, aga põhimõtteliselt vähemalt hetkel tundub küll, et ta ei ole ülemäära kiire. Okay. Et milleski ta toodi kohale ja selle tunni jooksul mõtleks, et hakkab vaikselt hämaramaks minema, päike hakkab juba lõuna pool liikuma horisoni peole, aga pime veel ei ole. Ja kogu see rajoon, kus praegu oled, see tundub olevat väga maha jäetud. Mis iganes põhjusel. Ehk siis sa ei kuule eriti linnamüraga midagi. Okei. Sina said, mis sa küsisid, eks ole? Jah, ja sina ka, just. Yes. Kat, yes. Kat, yes. Nii, ühesõnaga sa oled kuskil niimoodi, et sa põhimõtteliselt kuuled läbi telgi meid ka, on. Just. Ühesõnaga ma lugesin selle üriku läbi, väga põnev, aga see meid hetkel kuidagi moodi ei aita. Ehk siis sellega saab tehniliselt leida kohti, kus on maailmate vahel nii-öelda see mingisugune barjäär, siis kuhu võivad tekkida need portaalid ühest maailmast teise, aga see on praegu nagu kuigi ei. Ja siis mõtlesin, et võib-olla kui mõni on siin samas lähedal, siis on hea nagu minema midagi, siis me läheme kuhugi mujal. Ja igatahes mina New World Foodis. Mina ei saanud väga midagi sealt. Ja seni kuni sa uurisid siis seda ürikut, tegelesin mina selle kristalli uurimisega. Ja algul mõtlesin, see on selline nagu kivi, mis nagu Glennil on nagu valgeks, aga hästi korraks, nagu allversioon sellest. Aga siis ma mõtlesin, et ta kadus ära. Et me jääd pimedaks tema osas. Siis ma hakkasin nagu mõtlema, et äkki ta läks kuskile. Ja siis ma hakkasin kangastuma. Ma tuli meelde kunagi selline asi nagu Sending Stone. Selline maagiline. Sa kindlasti olete kokku puutunud sellega. Kes pole, siis ärge muretsege, see polegi tavapärane. Ja siis ma mõtlesin, mis siis, kui see on ka Sending Stone, aga mitte sõnumite saatmiseks, aga teleporteerumiseks. Huvitav kontseptsioon. Ja ühekordne. Järelikult, kui ta on ühekordne, peaks olema selline, et ta ei teleporteeru siin suvalisse kohta, kuna ta on ühekordne, peaks olema mingi juba varem kokku paika lepitud koht, kuhu ta siin teleporteerub, et nagu põgeneda näiteks. Ma mõtlen, et huvitav, kas see töötab nagu teistpidi ka, et mingi vend saab nagu selle juurde tulla. Ma mõtlen seda, et kui see on ühendatud näiteks teise kristalliga, see tehakse katki toota siia, siis seda enam kasutada ju ei saa millegi pihta, eks ole. Aga kui teine asi näiteks on vana tammepuu ja katkile tammepuu juurde, siis ma ei usu, et see tammepuu katki tehes siia tuleb. Et ma arvan, see töötab ühtepidi nagu siit sinna. Okei. Aga sellegi poolest oleme tähelepanelikud. Ei, absoluutselt. Ma ei tea, jäta see siis enda kätte hetkel. Panen selle ohutusse kohta. Aga selles mõttes, et jätkuvalt on meil siis see mure, et kuhu me läheme? Kuidas me läheme? Hea küsimus. Panen senniks loosele nimesta. Kui me mööda maismaad läheme, siis minu... Teleportation stone lihtsalt, või mis kristal. See ametlik thing. Ja, ma te panengi kastamit. Kui me mööda saart peaks nagu minema mööda kõrbenud hakkama minema, siis minu ettepanek on minna sinna tulasse siis. Ja sealt mingi laeva peale siis.
aga ma ei tea, on teisi ettepanekuid. Sellest tulesse vaja saada ka kuidagi. No ma lihtsalt viskan ettepanekuna selle ettepaneku üles, et me võiksime ühe selle sama laevaga lennata. Aga lihtsalt, et see oleks valikuna välja öeldud. Mõtlen, kas see laev seal üleval või siis see liivalappe seal liiva peal, et nagu lihtsalt mingi asi, mis kirjeldaks meie liikumist. Aga samas, jah. Ma panen kirja meie valikuvariandid. Nii, meil Dumb ways to die. 1. Jalgsi tulasse. Läbi kõrbe. Nii, teine variant. Võtame õhulaeva. 3. variant. Võtame liivalappe. 4. variant. Võtame sadamast laeva. Veel geniaalseid mõtteid. Lähme jala. See esimene vist. Ja, see oli esimene. Tallatakso on jah esimene, aga see ei ole nagu jah kõige variandim nagu neist, sest juba selle laevaga oli nagu terve tegemine, et saada sinna kui me lihtsalt lobime ideid, et siis tegelikult teleportatsioonikristalliga või nagu kõik koos kuskile sõita. Absoluutselt nii. Aga see võib-olla töötab ainult selle puhul, kes selle kätkima. Ja, et üks läheb, eks ole, jah. Aga samas, kui vaata, mõned asjad töötavad niimoodi, et kui sa oled nagu kontaktis kellegagi, et kui kõik ala hoiavad kätest kinni ja siis üks murrab selle katki, siis äkki on nagu... Ma ütlen niimoodi, et sellega on see, et lihtsalt nagu, jamaks, kui me kuskile, esilase pessa. Me ei tea, kuhu me satume, eks ole. Et võib-olla ülejäänud 16 liiget, kes seal on. Nii, ühesõnaga, meil on praegu 5 varianti. Kas juures isegi, kui meil on need nii-öelda nende draakoni tüüpide nagu rõivad teile suurematele ja me lähme kõik koos, kui see kumba jää nagu töötab, et hoiame käest kinni. Et siis saab ju teha alati see, et teie transpordite meid, äkki mõne tüüpi petab ära. Seda venda, kes ei peta ära, saab alati kõuksi anda. Üks vend sai minema, ilmselt on nagu juba räägitud, et 3 tüüpi on surnud ja mis iganes. Pluss nagu, ma kujutan ette, nad ilmselt teavad, kelle käes kivi on, kui mingisugune teine vend lambist ilmub selle asemel, siis on veits kahtlane, aga see selleks. Nad ei ole suur organisatsioon, need on nagu... Plussid miinused, jalgsi tulesse. Aeglane. Miinus on aeglane. Ja oleme elementide valduses. Ei ole, mul on see kokku anda varjualus. No jaa, aga nii kaua, kui me kõnnime. Õues jah, siin mõned elementid ja... Maud, bussid. Alt tulevad bussid, sest sellel varjualune on varjualune. Samas on pluss on see, et me ei satu magistraadi kätte. Või noh, ma ei paneks seda plussina kirja, kuna... Keegi ei tea, kus me oleme. No see on far-fetch, ma ütlen, et nagu, kui me kõnnime kõrbest, siis... See võimalus on kõikide nende variantide juures, et me satume lõpuks magistraadi kätte, aga... Ei, plussina just, et me ei satu, et see ongi see, et nad ei tea, kus me oleme, kui me jalgsi hakkame minema. Ülejäänud on kõik need, et me läheme linna tagasi. Nüüd on lihtsalt nagu kõigi puhul... Me läheme magistraadi poole. Nende kõigi puhul on see, et on võimalus, et me satume magistraadi kätte. Lihtsalt, et selle jalgsi puhul võib-olla see väiksem kui laeva. Väiksem võimalus on ja õhulaeval, liivalappe ja sadamast laeva võtmisel on kõik, me lähme magistraadi poole ise konkreetselt. Teleportatsioon on see, et suure tõenäosusega magistraadi juurde ei satu, aga me satume, või noh, ilmselt üks meist satub kuskile kellegi, ma ei tea, kuhu kohta. Puna vendade. Ja. Õhulaevaga mina ei tea, kuidas seda juhtida. Ja see suht aeglaselt sõidab ka, siin tükk aega üldus sinna finišisse. Kõnnime kiiremini. Pluss väga silmapaistev. Ja ilmselt on väga suur huvi seda tagasi saada. Pluss on võib-olla selline nagu luksuslik ja igati nauditav reis. Ma olen, kui panna plusse seda ole. Noh, liivalappa ja... Ühe sõiduvahendiga saaksime lõpp-punkti. On ka võib-olla pluss. Ja me ei pea vahetama, saame õlluda sinna Arkaaniasse. Jõuame kohale õhulaevaga ja kõik arvavad, nüüd tulid mingisugused. See ei ole võib-olla Arkaaniasse sisenemine ei ole ka võib-olla selline, et äkki me ei taha, jõuame kohale ei taha, et kõik teaksid, et me kohal oleme. Aga no see selleks me ei pea seda välja sõitma, aga
noh , liivalappajaga ma kujutan ette , et siis me läheks ka tulasse lihtsalt , me sõidaks siis läbi kõrbe . noh , siis on meil need ussid , laamjad , muud siuksed sõbrad . no selle jaoks on meil kindlasti vaja seda kohalikku kaptenit . ei no see praeguseks ma arvan , me juba oskame sõita küll . kas meil kompass on või ? sest et me , kui meil ei ole kompassi , siis me nagu kaardi järgi , no tegelikult võib-olla Kalev saab tähtede ja päikse järgi ka nagu enam-vähem nagu suuna paika , aga ma mõtlen , et kui rannikul see võib putsi minna . ja tegelikult , kui me räägime jalgsi minekust , siis on kas linnulennult või kompassi pole , siis jälle mööda rannikut jalutame lihtsalt , jah . sadamast laev on see , et ma ei tea , kas üldse praegu lastakse kedagi sadamast minema , see on ka küsimus . no ja liivalappajatega tegelikult samamoodi nagu kui kontrollitud see nagu magistraadi poolt on , et võib-olla on vaevalt, praegu see , et keegi ei lähe mitte välja kuskile . minna , kui inimesed otsivad taga . jah , liivalappaga ilmselt saab kiiremini kaugemale kui see , et lükkame siin tuulevaikses ilmas purju üles ja loodame , et jah , sõidame . tundub see kõndimine selline , no samas Lähme siis kõndides. kõndimine on ju midagi 3 päeva , kui hästi läheb . see oli , kui pinnas lubab , siis 3 päeva . no sul on see varjualune . jaa , oota , ma näitan teile uuesti selle , see 3 päeva oli siis , see oli linnulennult , jah , seal oli see 3 koks ka päeva , veel . kui me oota , näita linnulennult , korraga , kuidas sa selle braceleti sealt välja võtsid ? nagu selle gelatinist kuubi seest . kui sa juba kaardil selle käe asja . ja , et see , et linnulennult on ju , on see , aga kui me hakkasime minema , siis me läheme mööda rannikut alla , üles ja alla , see on juba mingi , ma ei tea , mitmekordne pikendus ja siis siia . et see on nagu ikkagi , noh , 3 päevaga me , ma ei tea , kui siia jõuame , on hea . esimese asjana , enne kui me arutame , vaatame korraks oma kotti . vaata , Kas siin meil on on siuke asi piisavalt- ka , et tundub väga tõenäoline , et selle nuka peal on mingisugune väike küla või asi , mis võib-olla võimaldab teha siit otsega ülesõidu kas mingi raha eest või on kellelgi mingisugune paat . olgu , jah . Siukuste kohtade peal ikka tavaliselt keegi kasutab võimalust . jah , sest et siin on ikkagi ju sisuliselt ju lahe osa , sa püüad ju kala isegi . jah . noh , siiamaani peale nende kõrbelaamide ja selle nüüd on seal küla . aga eks võib-olla midagi tuleb Märt sinna . ütles , et seal on . sa leidsid , no ilmselt ma vee leian istme alt kasti . no üsna Fuck tõenäoline you , no , it makes sense , come on . ja me võime minna , et seal ei ole ka . ja ei , selles mõttes , et võime spekuleerida küll , et kindlasti on inimesi , kes on nagu vaenujalal siin selles linnas ja on võimalik ju mujal ka Pärnu põhimõtteliselt. nii , aga aga tegelikult võib-olla nagu seal on rongi ja siis rongiga minna . vanas Vaksalis võib-olla . ma ei tea , mis rongijaamaga , okei . aga ma tegin nalja . okei , enne kui me üldse minema hakkame , kas meil on piisavalt süüa ? panen sul selle nüansi , kordan õige. korra üle , see kristall töötab sulle , kasutajale ja temaga füüsilise ühenduses tüüpid , et kuna see korraks oli õhus . ja seda küll , ma panin seda kirja , aga me mängime , et me ei ja , tea okei , seda . selge . mul on Amin, sa 5 tead päeva muidugi. jagu süüa . Amadeus minul teab . on 1 päeva jagu süüa . kas meil juua oli ? Istmar. mul on kõrbemett . no sellega jah , peaks saama . minul see flask jäi küll nüüd mujale . oo , sul on hempen see olemas . vesi on mul otsas , mul on 0 vett , mul on täitsa janu praegu . ei no sama , ma olen , aga mul on Haroni joogid , mille kohta ma ei tea , mida sa tead , aga see ei ole ilmselt oota , me ju proovisime neid ka . niisama janu kustutamiseks , ma arvan . ühte jõite jah , mis andis True Visioni mina jõin või True Sight'i jah . ja see oli tore . ja toidu osas mul on 1 päev süüa , jah . täitsa selline kitsas käes . kas seal telgis või telgi ümber ma ei näinud ju süüa-juua ? Quantity on 1 seal või ? One day . ei , aga vaata , quantity sellel one day ration'il . 8 päevaks . jopt või Matt , mul on 9 . kõigil on eks ma ei ole söönud ka neid kunagi , see on terve selle kampaani käigus , see on ka võimalik . mina olen Nii et technically-
Technically tegelikult on olemas. katab ära, jah. Kalev oli praegu vaatas kotist teise sahtesse ka. Johhõi, kuulge, veel. on küll. et meil kamba peale on nagu tegelikult süüa on, aga juua. No joogijanu kusutame kõrbe meega. Palju seda meil on? Mul on 1 purk. mul on ma ei tea, kala oskab mul on 2 purki. kui me mööda mere äärt lähme, äkki on võimalik kuidagi nagu mingi Paadiga on natukene parem, aga Meil oli õng, aga siis loobusid sellest mingi aeg. see jäi mul kuhugi, jah. Kuhugi. ilmselt sinna laeva peale. See, kui sa proovisid kõrbet kalal püüda. Kus ära varastati mind. see oli päris hea. Jah, aga ma arvan, et teate, hakkame vist minema. Nojah, ja kui mõelda, et me kuulsime, et tegelikult see ei ole hea ka, kui see laev nüüd siia lõpuks jõuab, siis hakkab bachata, siis nagu lähme ära. Et ma ütlen, et võrreldes sellega, mis on veel valikud on, siis see Bruschetta. et üks asi, mis ma tean, on see, et jalgsi ma oskan käia, aga laevaga sõita ei oska. Kui on mingi asi, mida ma tean, siis on see, et kõndida jalgsi ma oskan käia. Mingi paati juhtida. tööd ma ei pelga. Ma ei tea, hakkame siis mööda rannikut minema ja mis seal on siis, aga seal paremat plaani vist ei ole nagu ülejäänud. Kõik 4 varianti on nagu märksa ohtlikumad. Ja Tahate veel rääkida sellest, või hakkame minema või? tundub, et me vist saime mõeldud. Hakkate vastu ööd siis nii-öelda liikuma. Mööda rannikut siis, eks? No vaatame, võib-olla on see küla seal. Ma näen ees. Läbi tänavate või läbi tunnelite nii-öelda samasse kohta, kus hetk tagasi võite või sadamasse läbi tunnelite või läbi tänavate. Läbi tunnelite ikka ju vist. Läbi tunnelite nii kaugele, kui me saame. Vee äärde. Ah? Vee äärde või põhja poole. Me peaksime saama tegelikult sinna nagu Northwest. Sul on vaid üks neist 4. Ei no, aga sisuliselt, kui me oleme praegu lõunas, linnast. Ja meil on vaja minna läände. Et hoiame ennast nagu... Et siis võib-olla lähme lihtsalt nagu suurema kaarega ümber linna, nagu mitte nagu ei lõika otse läbi linna. Alt siis nii-öelda läbi. Et me lõikame ennast otse sinna rannikule. Me ei hakka üldse nagu linna minemagi. Ma arvan ka, et see on mõttekam, jah. Selge. Aga siis vaikselt pakite ennast. Tehniliselt me ei pea ju minema kohe kaarega rannikuni, vaid kui me teame, et rannik on seal, siis me läheme nagu hoiame selles suunas. Pythagorast nagu lihtsalt. Jah. Et ühel hetkel kaugemalt jõuame nagu rannikuni. Hüpotenuusi mööda. See on äkki õige. Hakka kaatet teid üllema. Hakata siis hüpotenuusima vastu õhtut. Hüpotenuusime täiega. Pakite oma asjad kokku, siis sealt samast telgist saite tunde aega korraks mingisugustki rahu pärast vist enam-vähem esimene kord, kui te nüüd tagasi Lusiitasse jõudsite. Ja selle taha jääb telk, jääb Blorpi, kes kogu selle tunni jooksul ja arvatavasti veel kauemgi üritab kolme tagajärge teil siis ära mahutada, mis matemaatiliselt võib-olla mahuks, aga ei pruugi. Aga teie jätad selle taha Lusiit ja nii-öelda natuke põhja poole ja siis lähete ümber Lusiiti enda. On näha ka, et linnas on mingi valgused seal nii-öelda, valgussfäärid, ehk siis dancing lights on nii-öelda linna eri kohtades on laiali nii-öelda pandud, mis annab veidike sükse nagu mitte nii-öelda politseiriigi vaibi või sükse nii-öelda jälgimisvaibi, vaid pigem sükse hubase, natuke sükse nii-öelda vahemereliku sükse, mõnus vaib on siuke, üksikud soojad valgused on tänavate kohal, et kaugelt vaates vähemalt ei jääks muljet mitte mingit, et tegemist on mingisuguse kõrgmagistraadi invasiooniga, vaid pigem siuke siesta mañana õhtu sõnad. Aga see teid ei tõmba. Ühtegi laeva te ei näe ei tulemas ega minemas mere peal nii-öelda kauguses ja paistab ka, et laevadki või purekadki nii-öelda siis liivapurekad on kõik tõmmatud kai peale ehk siis liivast välja. Kas siis vastu õhtut või siis lihtsalt. Ja 3 laeva on üleval. See uus laev on veidikene,
kui esimese ja teise laeva vahel on, ütleme, 50 meetrit võib-olla vahet, nende balluunide, siis see kolmas on 200 võib-olla, 250 võib-olla eemale pandud sellest või pargitud. Ehk siis ebatäpne parkimistöö. Aga teie teekond läheb põhja poole. Ma charge'in. Muidugi. Aga oleks võinud korralikult. Üle joone läks ka veits. No ütleme praegu ei saaks läbi orkest. Jah, ja need suunad on ka. Aga teie jätate lüsiite endale paremale ja liigute pimedusse, lootes siis varsti rannikut kohata. Ja ma loodan, et me kohtume ka sinuga, kallis vaataja. Järgmine kord, kui me... Rannikul. Ma ei ole nii valiv. Ma võtan ja ootan kõiki teid, kes vaatama tulevad. Okei. No jah. On teil veel midagi öelda või? Mina panin kõik oma need pähklid sinna algusesse. Mina panin oma pähklid. I put my nuts into places you haven't even fucking seen. Mina olen siukest sitta näinud, mis sita ära määrib. Et ühesõnaga, ma olen näinud siukest sitta, saabel siukest sitta sõitunudki. Ühesõnaga, ei ole lisada midagi. Kas sa tahad midagi öelda? Sa pidid seda 3 korda sõetama isendale või? See oli veits süke lihtsalt enda nagu süke mingi, et ma olen nii kõva vend, ma olen lihtsalt nii kõva vend. Ei, see on üks Eesti kuulus näitekirjanik on kirjutanud näidendisse sellised laused, mis me välja kärpisime. Sest et see oli fucking league. Äile. Jaa, kui keegi tahab veel nagu ennast kehtestama hakata, siis... Ainus asi, mida sa juhid, on su sitale siguli. Kõigi peale Märdi. Kas kõigi peale Märdi tahab ka midagi veel öelda? Kuule, keegi peab sitta tööd ka tegema. Mina tahan öelda, et need punased minid on väga ilusti värvitud. Et nende vastu võidad oli nagu... isegi kahju, et tahaks veel nende võidelda. Täitsa tore oli. Kahju, et nad nii nõrgad. Sul on olemas, kusjuures su tegelasel on olemas item, mis võimaldaks meil seda teha. Kõrbemesi. Ja. Selles ma tajun praegu mängijate poole pealt väga palju küsimusi ja asju ja võib-olla mulje, et mõned asjad juhtuvad lihtsalt, sest ma vaibin, et ma ei tea, nüüd on järsku Sony kommati peale, aga ma tahaks loota, et kui me jätkame seda jama, siis te lõpuks näete neid, nagu plot läheb kokku niimoodi. Otsakuti. Mina ei kahti üldse millestki. Nagu dokid lähevad omavahel kokku nii-öelda. Docking, jah. Sest et need on haakuvad omavahel. Mina ei tohi öelda. Nagu 2 uud, mis on ühendatud 2 veega. But to reference docking. Aga rääkies Modern Talkingust, siis mina ütlen teile head... Laevad nagu sadamas. Jaa, nagu laevad sadamas lehvitan mina minnes merele. Jah. Adidas.